Kallid päikesejänkud, meil on nüüd ka Patreon ja see tähendab siis seda, et teil on võimalus näha meid, nagu toetada meid ja näha lisaepisoodi kuus. Kui sa šokolaadi jänest 7.50 maksab, siis sa saad varasemal ligipääsu episoodidele ja sa saad kuus ühe salajase lisaepisoodi. Või siis sa võid 3.50 maksta, saad lihtsalt ligipääsu või siis 1.50 toetad meid niisama. Sa võid lisada midagi teha. Mõtlesin üks kohvi Circle K-st. Väga hea, see riff on tugev. Sa jätad ühe kohvi ostmata ja sa saad toetada meie tegemisi. Jah. Jah. Väga hea. See on hea. See on nagu hea. Aga kui sa streamid, saad ka klappidega, sa ei kuule sealt iseennast, on ju? Sa kuuled mussi, jah? Ma kuulan seda, mis kõik teised kuulavad. Aga mitte iseennast. Feedbacki nagu ei anna niimoodi. Ei, mulle ei istu see värk. Siin on hea, see on siuke 2 sekise delay'ga, vaata. Siis on eriti hea, et mingi mõtled, on ja siis samal ajal juba mõte läheb meelest ära ja siis kuulad iseennast, mis kuradi häbo juttu sa. Aga tead äkki teine kord on kasulik. Oled nagu, Jesus, mida ma ütlesin? Kuule, võib-olla tegelikult ei peaks nii palju rääkima. Ja. Ei, see ongi, miks nagu ma olen nii palju sõgedaid asju öelnud, et kohe, kui sa lähed mingi poliitikasse, siis on kohe nii-öelda see avalik huvi, ja siis kõik lähevad Twitterid, kõik asjad nagu kammitakse läbi. Ja see ei ole kunagi see, mis sa arvad. Oota, kas meil käib üldse? Põhimõtteliselt, jaa. Aga meil käibki vist, jah? Ja meil on niimoodi nagu sujuvalt, aga siis mingist hetkest, nüüd sa muudad ennast. Ja. Okei. Uus inimene. Kallid vaatajad. Kallis Isamaa. Ma vabandan ja parandan. Tegelikult see on päris hea kampaania loosung. Ma vabandan ja parandan. Ühe käega ehitan, teisega lammutan. Eks tuleb teha nii mõndagi, ega niisama uut ei saa ju ehitada. Oota, kus me jääme üldse? Sinna juurde, et vaat see, et sa said natuke nagu koslepit, on ju, meedialt. Aga see ei ole kunagi nagu see, mille pärast nagu mingi trouble tuleb. See ei ole see, mis sa nagu arvad või nagu kuklas on. Et mida sa nagu ootasid. Ja mida sa ootasid. Näiteks ma võin enda poolt öelda, et ma ootasin, et võetakse kuskilt mingi, ma ei tea, 8 aastat, 7 aastat tagasi mingisugune vana asi on ju. Ja siis ala mingi kunagi sai tehtud mingit, sai kaitseväe nende värvidega. Ma olin ajateenistuses, olid need värvid, on ju roheline, pruun, must on ja millega tehti näomaalinguid. Üks päev lihtsalt tuli geniaalne mõte, et kuulge, täna teeme pulli. Tõmbasin pruuniks. Puhas blackface. Ja siis story oli midagi sellist, et ma olen iseenda vend või istoprotsendi vend ja siis ma olen nagu veits nagu ja siis sisuliselt mind on nagu aastaid hoitud kuskil keldris kinni ja siis täna ma nagu pääsesin põgenema. Et see oli nagu backstory. Ja siis terve stream ma siis tegingi nagu seda mängisin lihtsalt sõna otsis mõttes loll. Ja ma eeldasin, et see on see, mis tuleb nagu mingi suureks. See on kus suures põhjus. Flippida nagu vaata, et hakka supakaid alla panema, lõika klippe, postita ise selle. Nüüd vaata, kui ma olen täna selle juba välja karjunud, siis nüüd on juba igav vaata. Siis need viitsi enam tegeled, tegi, las ta siis tegi. Aga see, miks see üldse suure kella külge läks, eks seal on mitmeid asju. Üks asi on see, et kindlasti on noored poliitikud on mures, et mingisugune tüüp, kes kunagi mingit poliitikat teinud, tuleb nüüd kuskilt mingi internetist ja nüüd järsku hakkab tegema ja tahtma mingeid asju. Ja teine asi on see, et kui sa ikkagi filtrite kogu aeg laksutad minna, siis eks üks hetk näiteks Ameerika põhjal ju nüüd Kirk on ju. Et temaga läks nüüd halvasti ja eks see ole ka siis teine põhjus, miks see nüüd üles toodi. Ta ei ole veits mõnda aega juba mingit uut kraami välja pandud, et kust? Kes see? Charlie Kirk. Ei ole nagu viimasel ajal uusi. Ta on natuke nagu kuhugi ära kadunud. Kuidagi nagu ära kadunud. Jah. Ma ei tea, mis see mure võib olla. Äkki puhkab või midagi. Eks selles suhtes alati ei saa. Puhkab rahus. Aga ma arvan, et selle blackface'i tõttu sa just nagu said jala Isamaa ukse vahele.
ja siis ma arvan, et see, kus nad leidsid. ja. See on normaalne vend. Ma arvan, et Urmas Reinsalu ja Parver Brunsild nagu seal... Nagu rääkisid kokku, et seda istot oled näinud. Kuule, nägin mulle eriti meeldis see, kuidas ta blackface'i pani. Kuule, davai, kutsume. Paneme ta nagu olulise linnaosa nimekirja. Paneme ta Tartu linna eesotsa. Ja. Võibolla küll. Meie ei varja. Ja siis ongi, ma olen vari. Ja siis ütledki, et see ei ole blackface, ma olen vari. Aga jah, ja siis tuli välja, et sa ei olnud piisavalt ekstreemne lõpuks. Ja selle tõttu Isamaa otsustaski, et ei ole piisavalt. No, seal võib olla mitmeid põhjuseid, jah? Ja. Ega kõike ei tea. Kõige nagu, või nagu mida ma ei ootanud poliitikast on see, et, või nagu vähemalt Tartu poliitikast on see, et see koht võib olla nagu nii kallis. Et inimesed on nagu valmis ükskõik mida välja otsima ja tegema selleks, et keegi kuskilt maha tõmmata. Kallis nagu raha mõttes või kallis nagu... Oi, kui kallis ma arvan, et see on nagu, ma arvan, et mõlemat pidi. Lihtsalt, et inimesed ikkagi ju pelgavad, et keegi ju selleks, et mina sinna saaks, keegi peab ju kaotama ühe koha. Nii siis inimesena kui ka siis erakonnana. Kurat, seda ma nagu tõsimeeli ei ootanud. Sa oled valesse linna sisse kirjutatud, kui sa oleksid mingi Võrus. Kui sa oleks Võrus, kus... sul oleks paraad. Sa oled näinud Võru kesklinnas on seal vist mingi Isamaa või EKRE kontori kohal on see suur plakat. Automaksule pidurit. Vahest oli ka Pärnu oli ka minu meelest mingi EKRE kants. Aga ma ei kujuta ette. Ja. See on lihtsalt vale demo vaata, sest Tartu ongi need värvitud kaenlalustega mingisugused ilma kummardajad ja kuradi... Ma ei kinnita ega lükkaga ümber. Okay. Eile käisin vaata Tartus ja jalutasin Raeplatsil ja siis vaatasin seal mingi vend nagu huvitavalt nagu vaibib seal kuskil seina ääres vaata. Saatan kuseb lihtsalt. Joonistab vaata. Nagu Raeplatsis. Kusjuures ongi. Ja selle kuradi Karlova kohvi kõrval vaata. Jumala normaalne. Ja ongi. Ja vaata praegu käib see Siuru ümber käib ka seal see mingi hull poleemika, et kaubamaja kõrvale tahetakse teha seda mingit uut vaba ja keskust. Ja vana park kaob ära. No see park on seal olnud kauem, kui mina olen elanud. See Vanemuise ja kaubamaja vahel, see väike pargike? Ei, see on nagu, mis jääb kaubamaja ja siis nii-öelda sinna vanalinna vahele. Seal, kus kõik parmud kusevad. Jaa, ma käin ka kusel seal. No just täpselt. Ja minu meelest, ma tahan poliitikut, kes ei luba mingit uut ostukeskust. Ma tahan kedagi, kes ütleb, et nii kaua, kui ma olen võimul, see koht on kusela. Seda mina ei saa lubada. Samamoodi siin Tellaris oli ka just see Balta turu ja Telliskivi vaheline, tead see Tuule nagu tänav. Ma ei hakka üldse valetama, aga mul pole Tallinnast aimu ka. Mul on see silmad nii lahti, ma olen nagu suur linna sattunud, et ma jõudsin Tallinnasse sisse, mingi 4 venda lasi mulle signaali selja tagant, et noh, see vend liiga rahulik. Sõita, jah, et mida sa kooserdad, vaata. Ja. Aga räägi ikka. Ja seina ääres oli seal selline, no et on nagu sein, aga siis väike taskuke, kus on suur selline õunapuu ja ehk ideaalne nagu ma kogu aeg, isegi kui nagu vets... 10-ruudune lapp nagu. Ja isegi kui ma mingi sõin kuskil restoranis, kus on WC olemas. See on nagu spetsiaalselt. Ja ma käin seal õues kusel, mulle meeldib see Natura, värske õhk, vaata. Ja alati keegi oli veel seal kuses, vaata, viskame nukke. Ja jube head õunad olid seal puuküljes. Ja vaata, niimoodi see... No nii kaua neid kannatas süüa, kui neid puuküljes oli. Niimoodi see ühiskonna lõhestumine toimubki, sest me võtame ära avalikke ruume, kus kõik klassid ja majandusastmed ja rassid ja sood nagu põimuvad nagu see kusenurk. Ja samamoodi... Saavad tunda ennast vabalt. Just, et see ongi sinu lubadus Tartus, vaata, et siin võib käia kusel. Ei, tegelikult... Forever. Ma arvan, et me selle jaoks võime teha küll ühe koha, aga ma arvan, et see ei peaks seal olema ikkagi. Ei, seda küll, aga ma olen suht kindel, et kui see park ära kaob, vaata, siis parmud liiguvad edasi. Ja, see läheb järgmisse kohta kohe. Ja ma tean täpselt, kus see läheb ka. No, see läheb sinna kuradi botaanika aeda, vaata. See on kuradi nii palju põõsaid. Siis hakkab pihta, et taimed surevad, mingi java on. Legit sital käia seal.
seal on nii palju neid varjulisi, vaata nurgakesi mingi pingiga. Ja, ega Tartus on tegelikult igal pool, ma ei tea, see probleem on tegelikult päris suur. Inimesed tunnevadki päriselt ennast sealt ikka seal kesklinnas ikka väga vabalt. Mitte vabalt, vaid väga vabalt. Ja. See nagu ärid õitsevad ka selle pärast. No ma ei ole kunagi näinud nagu Erki Hüva kampuse ees väljas, kahvel nuga. Hüva hullu kogu aeg. Lauateenindust. Temal ei ole üldse vahet, mis ilm on väljas või mis poliitseis on. Erki Hüva on alati kohal ja temale ainult anna pudel kätte ja tema on sinu sõber elu lõpuni. Yeah. Ma nägin suvel seal Rüütli tänaval oligi lihtsalt mingi hipster sööb pokeballi ja siis kõrval pingi peal mingi parm, jorisev parm lihtsalt nagu vedel situb läbi teksapükste ja pingi, nagu see, et see tilgub seal pingi võrede vahelt. Ja siis mul on see, et kurat, miks ma Tartus ei ole enam. Vaata, kui mugav. See on ilus. See on ilus. Ja see oli põhjus, miks ta semiootika loengusse hiljaks ka jäi. Jah, ta oli õppejõud. Ta oli andis seda, mis iganes, lihtsalt sotsiaalteadusi, vaata. Et see on, vabadus on, vaata, kui see on olemas, sa ei pane tähelegi, et sul on see. Aga siis kui ära kaob, siis kui ära kaob, on liiga hilja. Ega lihtsasti ise on tagasi ei saa. Ja see ongi lubadus, mis ma aga ägedad siuksed nagu tehakse või siis vaata seal Tartus tehti see Atlantise kõrval, vaata see jalakäijate silla, vaata süle see üli ilusaks, vaata. Ja see, on küll see äär. Teate, mis puudu on praegu? Kuradi oranž vilku Olipet sportsbaar või mis asi seal on? Keset seda kõike. Ega reklaam maksab. Ega mis sa arvad, et see on seal kogemata või? Nagu halloo. Ei saa küll, jah. Aga mis sa arvad, palju sassi enne maksab, et tal seal Vabaduse silla all see... Mina tartlasena ei saa vastata nendele küsimustele, mis puudutab raha. Ei, sest see on haige placement nagu. Muidugi, ega ükski asi ei ole niisama. Reklaam on ikkagi reklaam ja kõik see on ühte või teistpidi kinni makstud. See, kus on see PDF-fail, see kunst, vaata, selles asjannus. Ma olen see, kurat, miks ma ise ei tulnud selle peale. See on üli hea promo. Sass on sass. Hei, see kõik, oota, tead mis, et sa tunneks sind vabamalt. Kõik, mida me siin podcastis ütleme. See on väär ja fake. Ei ole, põhineb tõesti sündinud lugudel, aga ei ole päriselt tõesti sündinud ja palume meedial, kui meid tsiteerida, siis mitte parafraseerida. Nii nagu mina tegin. Öeldagi välja, täpselt nii, nagu Tartu, hea kuselinn. Heade kusekohtade linn. Juhtlõigus võiks 2 korda olla mainitud. Ma lihtsalt tahaks öelda, et... Viimane kusekants. Ma lihtsalt tahaks öelda, et see on see, kuidas meid siis nähakse. Et need ei ole minu sõnad. See on see, mis mulje jääb. Ja see on see mulje, mis on jäänud. Ja samamoodi on see, et ma ei tea, kui palju te neid uudiseid või asju lugesite minu kohta, kui see jama siin nüüd pihtaks mingi eelmise nädala, umbes nädal tagasi, natuke rohkem juba. Aga üks asi, mis välja toodi, et oi, tema ütles, et Tartu on pederastide peal. Nii, aga kas nad nagu suutsid ümber lükata ka selle fakti? Ma selgitasin, saad aru, ma selgitasin mingisugusele kas 3 või 4 intervjuus seda, et esiteks need ei ole minu sõnad, vaid need on sõnad, mida noored kasutavad nii TikTokis kui minu otseülekannetes. Et noh, ma ei saa seda ju nagu selles suhtes nagu tõesti. Ja siis... Jah, ma ainult vahendan. Ma olen rahva suuvood. Täielik kino. Ma olen rahvaruupor. See on hea loosung, rahvaruupor. Drama peaks ka poliitika. Ei, ma räägin, ma arvan, et Isamaasse ära mine, aga ma arvan, et sul võib olla küll löökim. Et ühesõnaga selle juurde tagasi jõudes, siis need ei olnud nagu isegi minu sõnad mitte. Et samamoodi võetud ikkagi teistelt, sest ma olen ikkagi totaalne mõttevaras. Ja üldse nüüd tulles edasi selle terve nende intervjuude asjade juurde, ma ei tea, kui palju te olete ise interkaid andnud, ma eeldan, et ikka niimoodi, et on siiamaani. Paremaid ja halvemaid. Ja kuidas milline see standardlahendus on, et annad 15-20 minutit, räägid ja ise lähed minema, mõtled, et kurat,
nüüd sai niimoodi öeldud, et oi, hõõrud juba käsi kokku, mõte, et ops, nüüd on hästi, lõpuks ma saan sellest jamast lahti, nüüd on kõik ära räägitud, tõmbad teleka käima, vaatad 5-sekundine klipp, kuidas ma mingi kokutan ja siis on 20 korda seda, kuidas sotsid tuleks ära tappa, nagu täiesti perses lihtsalt. Või siis naiste teema samamoodi, nagu lihtsalt selgitad või selgita kedagi koti, tähtis on pealkiri ja I get it, nagu selles suhtes kõik peavad raha teenima. See on täiesti fine. Jah, mul endal on nagu see, et see kasvõi see sama vaat see sama jutt jälle, et sa ei ole kunagi te enka ketšu selle eest, mis sa arvad, vaata, et sa kuklas on sul, vaata, et see sama pumppüssi asi, ei no kui sa vaatad, see on nagu karakterit ju, või nagu, et saad aru, et see oli nagu mingi tujurikkuja sketši põhjal mingisugune. No jah, selle põhjal jah, et ma võib-olla kasutasin seal natukene lisasin juurde. Neil oli valida. No sa läksidki selleks rolli sisse. No ikka Neil oli valida nagu niivõrd rikkalik, popurii, seksistlikke, rassistlikke, homofoobseid asju, mis sa oled päriselt iseendana öelnud. Aga ikkagi karakterina. Karakterina jah, et Trump on ka karakter, vaata. Tal on literaali mask nagu meik, vaata, peas. Aga see, et vaat see näitab lihtsalt meedia laiskust. Et kui nad natuke sügavamale kaevaksid, nad leiaksid nagu palju paremaid asju. Ma arvan küll, jah. Nagu, muidugi, meil on vaja seda kuradi reporterit, vaata see, kes kaevas Gameboy Tetriselt nagu full jobiga välja, vaata, meil on vaja nagu seda, kes läheb asjaga sügavale, vaata. Tere see, kes viib intervjuu sellele järgmisele tasandile. Ta laseb end rasestada ühe haige clickbaiti eest. Et kõik, mida me ütleme siin podcastis, on tõsi. Ja... Aga ei, see on nagu lihtsalt mulle ka aeg-ajalt lööb ette mingi, kus sa TikTokis ütled asju, vaata, ja vaat see ongi sa oled nagu naljakas tüüp, et sul on selline täpselt see huumor, mis nagu mulle meeldib, mis on see, et ma tean, et ma ei tohiks naerda. Jah, ongi. Ma tean, et ja see ongi nagu, mis mulle meeldib, kui keegi julgeb olla nagu ohtlik. See ongi see ohtlik piiripealne must huumor. Aga mind isegi võib-olla nagu, või nagu, milles mina ise nagu tunnen nagu, et see on nagu naljakas või miks, on see mitte, et mida ma ütlen, vaid see, kuidas inimesed reageerivad. See, kui sa näed, et sa näed nagu silmad lähevad suureks, sa tead, et ops, ma leidsin selle praegu ja ai pasa. Nüüd ma hakkan seda kasutama, et need nagu, ma ei tea miks, aga see on just minu jaoks see, mis nagu on just naljakas või nagu huvitav selle asja juures. See ongi see kuidagi, ma ei oska ka kirjeldada seda, aga see ongi selline nagu väike, vaat nagu, et no mõnus on niimoodi natuke nagu kiusata või selline tögamine. Ja sa natukene nagu otsid seda ja siis sa vaatad, mis ta nüüd ütleb või mis ta nüüd käitub, et kas ta nüüd tõmbab tagasi või ta paneb. See on naljakas, et keegi nagu hoolib nii palju nagu, kui ma ei hooli mitte millestki. Sa ei saa mulle haiget teha. Ja siis ongi see, et tegelikult üli chill on niimoodi elada, kui sul on mingi selline nagu kerge pohhuism. Nagu... No mingil tasandil ma arvan, et peabki olema see kerge pohhuism, et kui sa kõike ikkagi võtad südamesse, siis on ikka jube raske elada. Ma ei kuradi seal mõtlesin, varem ma tegin Twitterit, aga siis ma ei tea, see musk on nii ebasümpaatne, et mul kuidagi tuju kadus ära. Siis ma mõtlesin, et lähen nagu Threadsi, aga tere see kõige nagu, see Threads on lihtsalt nii nagu tead need piffid, kes nagu peavad kõigest arvama midagi, kõigest hoolima. Nagu main characterid. Nagu main characterid, jah. Et nad lihtsalt tarbijad topitakse mingi USA, mingi teemasid neile kurku ja siis nad oksendavad välja. Kedagi koti, mis sinu teik selle kõrki asjaga on, vaata, shut the fuck up. Shut the fuck up, nagu for real. Päike paistab, nagu linnud laulavad. Mine võta päikest või? Mis asja? Mine võta päikest ja sa ei taha päikest võtta, siis kogemata tuleb blackface ja sa lähed liiga pruuniks. Aga jah, see kuradi fucking chill, no. Nagu kõik on hästi ju.
või no ei ole, kõik on üliputsis, aga sedavõrd rohkem põhjust, miks elu nautida. jah, selles suhtes ma nõustun, et vahest on lihtsam mitte millegist mitte midagi arvata. Lihtsalt tunne rõõmu ja ela. Aga see tundub, et see on nii võimatu paljudele. Jah, kuidagi... kindlasti on. Inimesed nagu tegelikult ise otsivad ka neid probleeme ja tahavad nagu vaielda. Ma ise olen ka selline, ma tean, et ma selline olen. Et kui keegi ütleb midagi, siis ma näen, et okei, et see on tema jaoks nagu eriti oluline. Siis ma hakkan nagu veits vaidlema, isegi kui ma ei usu sellesse. Nagu, ma mõtlen tegelikult temaga samamoodi, tal on jumala valid point, vaata. Ja siis ma olen mingi, vaatame, kus me lähme sellega. Okei, kuule, tegelikult. Mul ka puudub mingi nagu konkreetne sisemine kompass. Ma usun parasjagu. Miks sa ütlesid ka? Miks sa praegu ütlesid ka? Ei, ma teen niimoodi, et me ei saa spetsiifiliselt mitte midagi pärast nagu välja lõigata, sest neid kohti on liiga palju. See on, aga just see, vaata, kus I guess, et ma nüüd usun, nagu ma usun seda, mis on mulle parasjagu mugavam, vaata. Et see on sama nagu tüübid, kes on mingi terve elu olnud, vaata, abordi vastu ja siis juhuslikult läheb mingi klubis pärast Biffiga kummkatki ja siis järsku on see, et tegelikult mingitel juhtud tegelikult on okei. Tegelikult mingitel juhtudel see on lihtsalt kobarakk aga tegelikult enamik inimesi on sellised, et nii kaua kui see neid ei puuduta, siis nad on nagu idealistid. Kindlasti, kohe kui taipavad, et tegelikult need olukorrad on üsna keerulised elus, et sa ei saa nii mustvalgelt kõike maalida. Ja siis tekibki see, et miks kõik ennast nii tõsiselt võtavad. Ma tean, kes sa oled. Nagu. Üldse, tulles selle abordi juurde, siis ma ei tea, mul mehena on üldse kuidagi nagu raske öelda, et kas et seda ei tohi teha. Kuidas ma saan mehena öelda naisele sükst asja, kui mina ei tea, mida see tähendab? Valjuhäälselt. Valjuhäälselt kõvasti. Ja ropendades. Türa lits. Kasvatad ära. Pole minu sõnad jälle, ütlen igaks juhuks kaamerasse. Nad editivad niimoodi. Nad editivad, et minu sõnad tulevad ja sinu suu siis legatakse kokku just nii. Nüüd on läbi. Kuidas sa ütled naisele agressiivselt? Aga jah, et selles suhtes, kas ma olen selle poolt, kindlasti mitte. Abordi poolda kindlasti mitte, aga mehena ma ei saa otsustada ja öelda, et naine ei tohi seda teha. No see on naljakas nagu abordi pooldaja, vaata. Nagu ma mõtlen selles mõttes, et näiteks, et kas riigi rahastust peaks seda saama teha. No, näiteks. Et ainult jõukad võiksid teha aborti. Et ainult jõukad tohivad seksida, sugu jätkata. Ei ju siis vaat, kui see loogika seal, miks nagu riik ei peaks rahastama, on see, et see on ju nagu inimhing ja see on see nagu, mida abordi vastased usuvad. Siis vaat see on see koht, kus on nagu raske seda, nagu et seal ei olegi middle groundi, et sa kas arvad, et see on nagu sital käimine või sa arvad, et see on beebi tapmine, vaata. Ehk siis kohe, kui sa lähed sinna, et et võiks olla lubatud, aga riik ei või rahastada. Ma tean, minu jaoks ei ole tegelikult nii mustvalgne. Ma tean. Et see on veits nagu, see on nagu beebi tapmise ja sital käimise vahepeal. No kindlalt, Okay. Mina paneks sinna kuskile vahele. Sa võtsid nagu kaks väga ekstreemset. Ja, aga see ongi ju, ta ei saa, samamoodi nagu sa ei saa olla natuke rase. Ja palju rase või? See rakkude kobar. Kuigi ma ei tea, sa oled mõnda. Kas see on inimene või see ei ole inimene? See ei ole natuke inimene. Ja mina isiklikult, üldse see nagu... Kui me juba sinu poliittulevikust räägime, mida sina siis arvad? Miks? Mina arvan, et mina usun, et see rakkude kobar on inimhing, aga so fucking what? Kas näed, kui palju on inimesi? Miks me paneme elu nii suurele pedestaalile üldse? Oled Indias käinud, ütled, et kõik nagu, et jumal tänatud, et nad kõik on olemas või? Ei, ma mõtlen need, kes on nagu all kinds of fucked up ja oled näinud see TikTokid on vahest, kus on mingi fucked up beebi, vaata. Mingi full kuradi käsi tuleb oimust välja ja mingi, sa näete silmis ka, et
palun tapa mind ja siis ei, me hoiame, me paneme miljoneid dollareid sinna, et hoida sind piinlemas, sind elus. Ma mõtle, kui samas tuus, vaat sa ei pea kunagi kiivrit alt klõpsuga kinni panema, sa saad selle sama käega hoida. Täitsa perses ausalt. No vähemalt mulle tundub, et ma olen jõudnud õigesse seltskonda, et selles suhtes, et ei, see on cool ju, las nagu cool. Inimesed elavad nii, nagu nad tahavad. Muidugi. Ma arvan sama. Ma arvan, et isegi kui meie ei pea seda õigeks, siis ma arvan, et kõigil on oma õigus. Vaata, mis internetis lugesin, keegi võttis väga hästi selle abordi teema, võttis kokku, et raske on nagu seisukohta võtta, sest ühelt poolt ma nagu tahan beebit tappa, aga teiselt poolt ma ei taha naisele anda nagu valikuvabadust. Et selles mõttes on nagu, see on keeruline positsioon, et igal juhul nagu sa jääd kaotajaks, et sa annad naisele valikuvabaduse. Kurat. Ma ei tea, mina lähen... Sa ei usu siis, et naisel peaks olema valikuvabadus? Ei nagu, ikka võiks olla valik, kas teha mulle võileiba või minuga nagu nikkuda, vaata. Et see tegelikult on ju... Tegelikult see on ju valikuid. Valik number 1 ja valik number 2 ja kolmas on jällegi valik number 1 või 2. Kui ma lähen siin on üks lühike pliiats ja pikk pliiats. Aga kui ma lähen restorani ja nagu menüüs on nagu haigelt palju valikuid, ma lähen nagu nii kettasse. Selles suhtes, see on true, okei. Kui me nüüd restorani mõistes räägime, siis seda küll. Et mida vähem valikuid, seda lihtsam elu. Ja kui sul ongi valida, et kas ma nüüd võtan külmikus majoneesi ja majoneesi ja singi ja või ja teen oma mehele grill cheese'i või panen ta kabja võidunud kabja endale mandlite vahel, on ju. Et kui on nagu kahte valida, siis tegelikult on just lihtsam. Samamoodi nagu kui sa oled kuskil vangis, on ju, sul või vangis või sõjaväes on ju, siis see on teatud nagu vabadus tuleb sellest, et sul ei ole vabadust, et sa ei pea nagu muretsema. Ja seda küll. Et mis on 10 aasta pärast, mis on 20 aasta pärast. Ei, sul on ainult tänased mingisugused käsud või tänane reglement ja lihtsalt teed nagu seda ja mina olen selle poolt, et mida vähem vabadus, seda parem. Inimesed ei käi ümber vabadusega hästi anyway. Autoritaarne. Plus, kui nad nagu nii juba vähem palka saavad, miks nad üldse tööl käivad siis? Ei, aga ma olen kogu aeg mõelnud, et kui ma kunagi ettevõtte teen, siis ma võtan ainult naise, et neile peab ju vähem maksma. See on way parem. Palju lihtsam. Plus mõtled töökeskkonna mõttest üle, flirtid igale poole. Üks ülemuskontoris. Hei, tüdrukud! Hei, tibid! Aga nad ei pea actually tööd tegema, vaata, kõik on mingi India tüübid, vaata, outsourcitud, siis naised käivad kontoris nikkuma. Tere, ma hakkan ettevõtjaks. Seda küll, jah. Mingi Tänni massaaži äri. Vaata, ma olen nagu sinu Medvedev. Sa tuled peale mind. Sa oled see attack dog. Ja, et ma ajan nii nagu sõgedat juttu, et see jutt, mis sa räägid, tundub mõistlik. See on see Putini ja Medvedevi dünaamika. No väga hea, keegi peab mind sellega aitama. See on ülihea võrdlus ka tänava poliitikas nagu. Jah. Sa oled nagu Putin. Ma olen Medvedev. Ma olen mees koos. Lähme nüüd. Praegu just Trimis mõtlesin, uus äriidee tekkis hakata venelastele teha smuutibaar. Mille nimi on Smuutin ja siis hakata seal neile segama nagu neid smuutini jooke, vaata. Et kõik, isegi väga erinevad puuviljad on tegelikult nagu seesama nagu perekond. Et see on nagu, banaanid, õunad, nad on vennad. Ma ei tea, millest sa räägid, aga selge. Ma olen sinuga. No vennas rahvad. See on nende vaheline. Vaata, ma praegu nagu hüppan selle meediakuuli ette sinu eest. Väga hea, aitäh sulle. Et kõik, mis sa nagu ütled, tundub nüüd, et ma tahan lihtsalt, et sa tunneksid end vabalt, öelda, mis sa päriselt mustadest arvad, öelda, mis sa päriselt
noh, et homo olla on valik, noh, et kõik need asjad, mis sa nagu arvad, et ma tahan, et sa vabalt need nagu välja laseksid endast. Ei, see nagu omas elemendis. Ja tõesti omas mahlas, vaata. Ja vaata, sellepärast meil ongi kuradi tead, kuidas me saaks Tartusse raha juurde tuua. Vaat me rääkisime, meil on kusekohti vaja. Nüüd, kui ma Berliinis käisin, seal on nagu mingid Berghainis on, tead, mis koht on Berghain? See on maailma kõige parem ööklubis, noh, see on mingi UNESCO pärandis, kõik asjad. Tehno nagu klubi. Tehnoklubi ja hästi palju tehakse seal narksi, hästi palju, noh, seal nagu nikutakse. UNESCO pärandis, no seal räigelt nikutakse. Seal on igasuguseid mingeid jamasid, sest tegelikult vist tehnomuss ei tule üldse Saksamaalt ja siis ongi see, et aga miks siis üldse Saksamaal see on, aga ühesõnaga see klubi on kuidagi pärand seal. Jaa, aga seal ongi see, et see on mingid tüübid, kes lähevad sinna vetsu, vaata, ja tahavadki olla nagu pisvaarid, et nagu kusemu peale. Et kui me neid tüüpe palkaks Tartusse, et meil on tüübid, kes maksavadki riigile raha, selle eest, et inimesed kuseksid nende peale. Panemegi nad sinna... No aga siis sa saadki teha ju seal ettevõtte ka. Smuutin või? Smuutini ettevõtte. Smuutin. Ei, mul on nii palju ideid, aga ei hakka kõiki ära rääkima, muidu võetakse eest ära, aga see on ohtlik. Tõsi, jah, oma ideid. Okei, mis on sinu ideed siis Tartu linnale? No tegelikult ma arvan, et kõige tähtsam asi on see, et Tartu peab kasvama nii oma suuruselt kui ka siis inimeste arvu poolt. Et hetkel tendents on see, et küll lõunaeestlased üldiselt kolivad nüüd Tartusse, aga samal ajal tartlased kolivad nagu Tallinnasse. Sest Tallinnas lihtsalt on neid võimalusi nii palju rohkem. Aga mis riikides sa tahaksid inimesi Tartusse tuua? Ainult Eesti Vabariigist. Ja Bangladeshist? Ma seekord jätaks vahele. Okei. Aga kui nagu... kuivataks Emajõe ära, vaata. Saaks sinna kanali. Kiirem tee. Autosõidutee. Ja, nii. Ja saad inimesed... Kiirtee. Ja eestlased nagu, eriti Lõuna-Eestis armastavad autosid. On ju, kiirteid. Ja siit, kuule, läbi kesklinna saab sõita Sott 30-ga. Sa arvad, et... Autobaan. Emajõe autobaan. See on tegelikult päris hea mõte tegelikult, sellepärast, et meil on, Tartus on samamoodi, Tallinnas on kõvasti suurem see. 4 päevakud on ju. Need automehed, kõik drifti, värki, särki, kiirendama, ise tegin seda sama, kui ma olin siin noorem. Et kuni mind korduvalt kinni võttis, mulle öeldi, et kui me sind ühe korra veel näeme, siis on sinuga läbi. Et ma arvan, et see tegelikult see mõte on sinuga on läbi. Mida vittu? Tartu politsei no chill. Kuhu ma nagu välja tahtsin jõuda on see, et Tartus on ka, ma arvan, et nendel 4 päevaku kuttidel oleks ka vaja mingit oma teemat ja kohta, kus seda ajada, et miks mitte siis tõesti see Emajõge ära kuivendada ja sinna siis kiirendusrada teha. Et miks mitte muidugi. Drifti kesk. Emajõe drifti kesk. Paneme katuse ka peale, siis saab talvel ka tegelikult. Jep, bumper. Aga okei, kui me läheme nüüd immigratsiooni juurde, vaata. No siin see on mingisugune 4. kord, kui sellest räägid. Aga okei, no räägime ära. Ma olen sinuga nõus, nad ei pese ja... Mina seda ei öelnud, aga ma nõustun. Clip that. Aga fucking, vaat siin ongi see, et see on üle Euroopa praegu ju toimuvad igal pool meelelahutus. Ei, nad on ülihead jazz-gitarristid kõik. Aga meeleavaldused toimuvad siis on ju, et just kui võim on, rahvast on ju kaugenenud, UK-s oli ka just need massilised meeleavaldused, 150 000 inimest, palju seal. Öeldi, jah? Ei, meedia ei olnud mitte mida, BBC ei kirjuta mitte midagi sellest. Aga vaat siin ongi lihtsalt see, et... Aga kui BBC öelnud, kas üldse juhtus? Tõsi, Big Black Hawk. Aga siin ongi see, et
inimesed arvavad, et seal on mingisugune nagu hull vabamüürlaste juutide vandenõu, et suretame valge rassi välja ja võtame immigrante juurde. Aga tegelikult, ma tean, aga tegelikult ma tean, et sa oled teinud post. Ei ole, nali. Aga tegelikult see põhjus seal taga on nagu väga palju igavam. Et sest need on tegelikult, kes nagu teevad lobitööd immigratsiooni suurendamiseks, on lihtsalt ettevõtjad. Ja see on täielikult vaba turumajandus, miks see immigratsioon toimub. No kuule, sa võid ju poliitikasse minna küll. Tegelikult, kui sa nagu vahepeal nagu selle nagu ära lõpetad, siis tegelikult väga intelligentne inimene. Läheb läbi küll asja. Ma olengi nagu Joker. See on nagu Joker. Sa nagu vahepeal võtad maski ära ja siis paned tagasi kiirelt. Et keegi, sul on see klassikaline see, kuidas öeldakse, see klassiklouni see sündroom. Minul oli täpselt sama asi. Et alati on lihtsam näidata, et sa oled hästi loll. Siis keegi ei oota sult mitte midagi. Ja siis, kui sa korra nagu võtad selle maski ära ja midagi ütled, siis kõik nagu jäävad mõtlema, et oota, kuidas ta nüüd midagi sellist. Holy shit, ta nagu tõmbab nii. Ta nagu tegelikult, ta nagu ei olegi retard. Ei, siis ongi see lihtsalt kuradi it's not about the money. It's about sending a message. Aga põhjus, miks siis toimub immigratsioon, ongi puhas vaba turumajandus, et mingisugused anonüümsed tehnokraadid kuskil Brüsselis, kuskil erinevates valitsustes vaatavad numbreid, on nagu, et ahah, meil on vaja hoida majandust kasvamas, sest et 3 aastat majanduslangust on sisuliselt apokalüptiline on ju nähtus. Ja mida sul on vaja? Sul on vaja töötavat elanikkonda. Noored, valged eurooplased ei käi tööl, on ju, lapsi ka ei tee. Ja siis tekibki see, et millega me selle lünga täidame. Ja tuleb võtta võõrtööjõudu. Ja lahendus, ainus lahendus, kui me tahame nagu seda riiki, mida me tegelikult tahame, on ju, ongi see, et tehke lapsi. Kes on meie? No sa ütles, sa ei taha ju Bangladeshist. Okay. Või noh, ma eeldan. Võib-olla, kuigi neil on ka äge kultuur. Ei taha. Aga ma tegelikult, no okei. Kuidas sa teed seda? Ma ise tegelikult tahtsin öelda nagu ühte asja sinna vahele, et mitte, ma ei ütleks seda, et inimesed ei taha teha tööd ja et noored ei taha teha tööd, vaid minu isiklik nägemus on see, et noored inimesed tahavad küll teha tööd. Lihtsalt minu nägemus on see, et kunagi nõukogude ajal kõik olid oskustöölised. Siis järsku tekkis mingisugune muutus ja ma ei tea, kas teile on räägitud, aga minule väiksest saati räägitud, et pead käima koolis, pead minema ülikooli, pead saama sealt oma kraadid kätte, kui ei saa, siis oled mõttetu vend ja keegi ei taha sind mitte kunagi kuskile tööle võtta. Ja nüüd me olemegi jõudnud, vähemalt minu nägemus on see, et nüüd me olemegi jõudnud omadega sinna, et meil on väga palju kõrgharitud inimesi, aga oskustööliseid ei ole. Ja siis nüüd, kui sa hakkad endale maja ehitama või remonti tegema, sul on vaja plaatijat, sul on vaja elektrikut, sul on vaja keda iganes, siis minge ja küsige, palju see töötund on, palju ruutmeeter maksab, see on lihtsalt uskumatu, sest lihtsalt neid ei ole ja nad võivadki küsida. Ja tööd on siiamaani. Ja siis tulebki mängu see, et selleks, et neid oskustöölisi oleks meil rohkem, selleks on vaja neid tõenäoliselt siis hetkeseisuga on nagu vaja importida. Selleks, et seda olukorda lahendada, ma leian, et näiteks Tartu põhjal on ka, Tartus on meil 300 õppekohta puudu. Teeme mitte gümnaasiumi, aga teeme näiteks kutsekooli juurde. Et inimesed saaksid endale mingisuguse kutse ja siis vastavalt sellele kutsele nad siis saavad ise töötada või nad saavad teha endale väike ettevõtteid, sest neil on kutse olemas. Nad teavad, kuidas seda teha, nad teevad endale väikse ettevõtte, hakkavad sealt ise majandama, võib-olla neil on mingi sõber ka, teevad koos või siis leiavad endale lisaks veel sealt, et sealt saab nagu juba ehitada. Et lihtsalt pelgalt selle pealt, et käisin gümnis ja nüüd mingi põksun, et nagu mina, et siukseid inimesi ma arvan, et ei ole väga palju vaja. Minusuguseid. Ei no meie, kes me oleme ka nagu
tublid tööloomad. Blue collar, blue jeans ja sellist töömehed ikka, vaata, rakkus käed. Sama. Jah, teed lihtidest. aga see ongi, no pluss noored on võib-olla natukene nagu disillusioned ka. See on mingi stigma on sellega ka ikkagi. Ei no kuidagi, kui sa käid tööl, on ju, sa tahad teha midagi, mis nagu, kus sa nagu tunned, et sellel on mingisugune tähendus või no et no nagu missiooni tunne seal taga, aga kui sa lihtsalt oled mingi mutrik mingisuguses põruvas süsteemis ja rikkaks ka ei saa. Ei no rikkuseks sa isegi ei ole võimeline ära elama. No just. Et nagu see on nagu probleem. Et siis tekibki lihtsalt see, et aga ma hakkangi, ma ei tea mida, noh, mitte midagi tegema, vaata. Mängin arvutimänge, panen pihku ja... Et see niikuinii ei tööta, et pohhui siis on. Jah, just. Et see lootust on nagu vaja. Jaa, kindlasti. Kes annab selle lootuse? No ikka, Kris Kärner, 126, Tartu. Rahvaruupor. Pupu. We're under attack. Age of Empire'i soundtrack kampaaniates. Vaata, et alati, kui on uus oskustööline, siis on see see oleks väga hea ängel. Something, work. See on Warcraftist. Something to drink. Siis paar Bangladeshi. Yes. Siis on see Bangladeshi tööline. Tik-tuk-pak. Et meil ongi vaja neid šaasid nagu juurde, tuleb välja. Praegu on hästi palju neid interpretatiivse vihmatantsu magistreid, on ju, mis ma ütlen, et on nagu ebavajalik, aga noh, neid ülikooli õppejõu töökohti on ainult nii palju, vaata. Need, kes õpetavad lihtsalt edasi. Ja tegelikult see on jumala aus nagu point, et oskustöö on see stigma seal juures on. Näiteks ma enda puhul ütlen lihtsalt nii palju korra vahele, et kui mina saaks minna ajas tagasi, siis ma gümnaasiumi asemel valiks 100% kutsekooli. Ma ei mõtleks ka. No see on mingi päris eluline oskus, vaata, ja sest ma ikkagi, ma tegin ka nüüd vaata remonti kodus ja mul nagu see, ma ei saa sittagi aru, vaata. Ja siis on ülihea, nagu kutsud mingi venna, vaata, kuradi, aita mind siin, pane mingi plaan. Tee ära, vaata. See ei maksa, see ei ole ju mingi raske. Ja siis ta teeb ja siis hakkad nagu vaikselt järjest nagu õppima, et ma oleks võinud tegelikult ise rohkem kaasa rääkida ja mõelda, aga ma isegi ei osanud, vaata. No ongi, sest sa ei tea, kust alustada. Ja, no idea. Ja siis ongi... No see ongi selline eluline, nagu kõige lihtsam asi nagu. Tahaks osata midagi küll, jah. Kätega teha. Jah. Aga no nüüd on hilja juba. Ei, nüüd on hilja. Nüüd on hilja poliitikasse! Ega vanale koerale sa... Ja mis kuradi trikki see õpetab? Uut plaati. Aga tegelikult õppeõpsid oleks võinud olla ka nagu koolis paremad, vaata. Meie oma oli lihtsalt kuradi umpses ruumis ja lasknud akent lahti teha. Sae puru silmas. Mul sellega tuli praegu meelde põhikool mingi viimased 3 aastat. Meil tuli mingi uus tööõpetuse õpetaja. Ma ta nime ei mäleta, aga ma käisin Reinikus, nii et Tartu inimestele tere jälle. Ja seal oli mingisugune uus tööõps tuli ja siis meil oli 3 aastat käis teema selle ümber, et peame tegema tooli. Kooli lõpuks peab olema tool. No, ja siis see algas sellega pihta, et me pidime joonistama toole. Aga palju on toole, nagu erinevaid toole, ma ei tea, no mingi nagu suht kõigil on mingi 3-4 jalga ja nagu ma ei tea, suht nagu ikkagi 10 erinevat võib-olla on, me joonistasime neid 100, kui mitte 1000, iga üks, mingi, ma ei mäleta, palju meid seal klassis oli, poisse oli, ma arvan, mingisugune 15 tükki äkki, umbes, ja siis me kõik joonistasime neid 1000 toole. Kuni ta lõpuks ütlesid, no okei, see on okei, hakka tegema. See kõige basicum. Ja siis koolipink lihtsalt. Ja siis oligi 3 aastat me tegime tööõpetuse tunnis tooli. Ja ma võib-olla eksin, aga minu meelest me isegi ei saanud valmis neid. Et enne lõppes nagu see põhikool ära. Nagu.
ei, see on päris hea küll, jah. See oli väga siuke, see on kuskilt mingi nõukogudest tulnud, vaata, nad eeldasid, et siin on see suur toolivabrik, et saame kõik sinna tööle. Tal oli sõber, töötas, vaata kuskil toolivabrikus, kuule ma juba klatis tööjõudu. Nad palju ei küsi, aga nad on purulollid. Ja praktika tuleb haige. Aga selles mõttes see on küll suund, mille Eesti võiks võtta, võiks vähem metsa lihtsalt toorainena maha müüa, rohkem väärindada. Rohkem teha mingid üle price'itud asju, mida Rootsile müüa, mida Soomele müüa. Et see on nagu see tegelikult võiks ka olla, et iga kool, kuidas tuua jälle riigi raha, vaata, et selle asemel, et lihtsalt mingit muinasmetsa viia palkidena kuhugi Rootsi või kuhu iganes, võikski nagu viime need palgid koolidesse, igal koolil on oma nagu kvoot. Mis iganes igal õpilasel üks tamm, üks palk. Üks tamm, jah just, et kõik teevad nagu valmis mingi mööblieseme ja tead see, et ei ole ideaalne, ongi käsitöö. Tead, kus lähed uude gümnaasiumisse, siis see õpetaja tuleb, siuke suur palk on iga õpilase ees, siis ta on siuke kriit ja siis ta tõmbab õpilase ees mingi niimoodi, ütleb, see on su kuradi 10. klass. Sealt läheb su 11. ja 12. saad palgi lõpuni jõudnud. Et hakka pihta, siin on peitel ja. Eks siis koolid võiks ise ennast hakata rahastama tegelikult lapstööjõud ka. Sest praegu... Tead, kus sa vaatad, et mingi, kurat, sellel koolil on kogu aeg tellingud ümber ja siis õpilased, vaata. Teevad kogu aeg. Ise remondivad 24. Vahetustega. Ongi see, et see päris haige, tunniplaan on ka mingi fassaad, siis lähed mingi sanitaartehnikat. Kusjuures ega tegelikult kutsekoolides ju ei saa öelda, et igal pool niimoodi käib, aga kutsekoolides on ju, et need IT-poisid teevad nende kooli kodulehti ja siis mingi need, kes seda autoremonti õpivad, need remondivad neid mingeid masinaid seal nii üksteise kui mingeid kooli omi on ju. Et tegelikult ei ole väga kaugel sellest. Ja Tartus võiksid nagu need korporatsioonid võiks ka midagi teha, vaata. Mis nad lihtsalt löövad mõõgaga vastu lauda ja joovad ja laulavad. Selle alas nüüd juua, las teevad ise seda jooki. Jah, lepivad kokku juba varakult, kes järgmine peaminister on. Mingi see põrandalus. Seal ju kapod ja asjad käisid seal pealt kuulamas ju mingi aeg tagasi. No ma loodan. Võikski koolides hästi olla. Palju seda, no nii tüdrukud. Kapp on seal. Jälle üks külalisõhtu. Täna teeme rebaste retsimist, kus kõik võtavad mult suhu. Mida vittu? Praegu on veebruar. Täna on rebaste retsimine. See, me ei ole 9. Tahate oma mustale mütsile värvi peale saada, ei taha? Aga ei, see võiks ka olla koolides niimoodi, et katus lekib 4B. Kuradi tegele. Ei, aga miks 5 või minna? Aga jälle praktiline, sul on eluks vaja teada ka, kuidas, mida teha, kui on majavamm. Kuule, 5C. Tead, kus õpilased tulevad õpsi juurde, et kas me täna mängime jalgpalli? Ei, aga täna me paneme mikrotsementi. Kõigepealt tuleb muru maha panna, siis hakkame vaatama. Muudame kehalise kasvatuse ära käeliseks kasvatuseks. See ka. Aga kas teil oli ka niimoodi mul, kui ma käisin nendes humanitaarkoolides või mitte humanitaarkoolides, munitsipaalkoolides. Ma käisin Kohtla-Järvel, Jõhvi gümnaasiumis ja Õismäe humanitaargümnaasiumis, kui ma Tallinna kolisin. Ja siis pärast Rocca al Mare. Aga enne seda... Rocca al Mare! Oled lõpetanud? Rocca al Mare! Aga seal nagu nendes teistes koolides oli niimoodi, et poistel oli puudu, tüdrukutel oli mingi kodutund. Ja kudumine, siis mingi aeg muutus mingi kokkamiseks. Mingi fucked up sexist bullshit. Kus meil oligi lihtsalt, et me kuradi poistena voolisime seal mingi lusikaid ja asju. Ja siis meil oli ühe korra Õismäe humanitaaris niimoodi, et voolisime neid lusikaid asju. Ja siis kellegi mingi selle
lihtsalt sõrmed otsas kaatriga, vaata. Või see kaatriga, mis on see? No, saag, jah. Kohe näed, kõik on kuradi kutsikad. Saag, aga siis jah, tunni lõpus tüdrukud tõid meile neid süüa. Ja kiluvõileibi, nagu et nad terve tund valmistasid meestele süüa. Mehed on tööst väsinud. Mida vittu nagu? Ma ei ole kunagi niimoodi vaatanud selle peale, aga tegelikult kui sa nüüd ütled, siis tõsimeeli niimoodi oli, jah. Ja siis me imestame, miks on elu niimoodi. Jah, miks mul on iganenud kuradi vaated, sest et te kasvatasite mind nii, et naisel on 2 valikut. Kuradi teevalikut. Kas tikkida või teha süüa? Jah, no, kas saada tikitud või teha süüa. Ja meestel lihtsalt mingi full kuradi jota mingisugune, noh, hoolisme lusikat. Kui sul on 5. klassiks õllekas. Lihtsalt kogu aeg tüdrukud toovad õlut ja võikusid. Ja see on lihtsalt... Oktoberfest aasta ringi lihtsalt. Ei, need olid ilusad ajad. Kas paremad ajad? Ma ei tea. Võib-olla. Ei, seda küll, ja mida mitu lihtsamad kindlasti. Lihtsamad kindlasti. Ja siis, noh, läksin sinna Mõtle, sul tuleb tütar koju, ütleb, ta sai triikimises viia. Nii perses nagu. Jah, sa saad triikimises viis. Ülilihtsad projektid ka. Ei saa usaldada, vaata. Midagi keerulist. Ei saa usaldada. Ei saa, noh. Sa kuradi annad naisele palgid, ütle, tee tool järgmine, et ka auto on kraavis. Kuidas? Noh. Ei no... Sõdur, me läksime, kui me lendasime Taisse, on ju, ükskord. Täniga, on ju. Siis nagu lähme lennukisse, on ju. Stewardessid, vaata, on ju, noh, Biffid seal kõik, on ju. Siis Dan läheb sinna kokpiti, vaata. Ja siis seal on nagu 2 naispilooti, vaata, on ju. Ja siis Dan nagu Intercontinental lend. See on suur lennuk. Ja siis saad aru, mida vittu? Valju, nagu jumala valjult üle lennukli. Kes sinu vastutab? Ei, nagu ma usun, et nad nagu oskavad hästi pilootida. Et neil on nagu kõik need oskused ja nagu on tehtud nupud suuremaks nende jaoks ja et nad oskavadki, vaata. Üli hästi, noh, punane nupp tõuse õhku. Autopiloot. Jah, sinine nupp mine alla, vaata. Aga kui midagi peaks valesti minema, siis kes vastutab, vaata. Ja see on see, miks ma nagu ei läinud selle lennu peale, ma jäingi Eestisse. Sest et ma nagu nägin, et 2 väikest õlgedega, vaata. Noh, suur lennuk. Et nad ei jõua lennata. Suur, ei noh, neil on see, et nad vaatavad. No aga see oleks võinud mehena üle võtta. No jaa, ma kuidagi taipaks. Ma arvan, ma mõtleks välja, kui oleks hädaolukord, ma võin vastutada. Aga... Ei, on põhjus, miks kõik bussijuhid on mehed ja trammijuhid naised. Ei no... lihtsam on. Ja sa ei saa teelt välja minna trammiga, sest sul on see rada ees, on ju. Taevas ei ole ju rööpaid. Pluss, noh, mõtle, sa oled Biff-piloot. Crazy ju. Ei, sa näed lihtsalt, vaata. Pilv on mingi maokujuga. Kardab. Noh, see on pilv, see ei ole päriselt, ei ole seda ruumilist mõtlemist nagu. Flight logi asemel loeb horoskoopi. Ei, kõik Blackboxi salvestus on lihtsalt mingi kossip. Ja ma mõtlesin, ja mulle öeldakse kogu aeg, et mina olen räme misoküün. No aga ma ei lähe poliitikasse, ma olen nagu saar. Seda sa ütled täna. Ei, ma olen nagu, ma ei käi valimas ja ma ei lähe poliitikasse, ma olen kontrollitud tulekahju. Aga miks sa ei käi valimas? See on see vana aja. See ei muuda midagi. Ei, sest viimased korrad on olnud niimoodi, et... Kui sa viimati käisid, keda sa valisid? Julged öelda, ei julge? Julgen küll. Julgen küll, aga uhke ka ei ole. No nii. Lase mul nagu lõpuni rääkida. Sorry. Ma valisin, türa küll, ma valisin Riigikogu valimistel Hendrik Terrase poolt. Ja mis see põhjus oli? Kuna... Põhjus on väga hea. Ta oli mu kursakaaslane Tartus ja tuutor ja tore selline noor äge tüüp, vaata. Ja siis ma mõtlesin, et anname noortele ka, vaata, võimaluse. Ja eriti kui sa tunned inimest nagu isiklikult ka, siis
tekib mingi, ma ei tea, et tundub mõistlik küll, ta mõtleb välja, vaata, kui palju need emised siis poegivad aastas. Ja siis läkski hääl, pluss ma tahtsin, et eks hääl läheks E200-le ka, lihtsalt, et Reformierakonnal oleks oma mingi see lits valitsuses, noh seal, keda nad saavadki nagu manhandlida, vaata. Et tegelikult see on lihtsalt nagu, E200 on nagu Reformierakonna, sama mis Venemaa jaoks on Valgevene, vaata. Et nad on nagu kaks eraldi asja, aga kas on ju. Ja siis läkski Hendrik Terrasele, päev hiljem tuli see, et Johanna-Maria Lehtme on varas ja kõik nagu lagunes mingi päevaga. See on crazy, Eestis tuleb iga 10 aasta tagant mingi uus erakond, kes lubab muutust ja nüüd teeme teistmoodi. Ikka. Ja siis mingi ülikiiresti. No nüüd on need parempoolsed ka. Mis see kõige parem oli, vaata, see läbi äraostmatud. Jaa, võt see, äraostmatud. Siis nad said mingi... Osteti ära. Ja siis osteti kohe ära. Ja ma olen see, you son of a bitch. You son of a bitch. Aga me oleme mingi välja mõeldud. Teil oli üks töö. Teil oli üks töö. Üks asi, mille eest te seisite. Ja. Või siis varasta targalt, nagu Reformierakond, vaata. Nemad ju 10 miljonit või? Ei, see on vana teema. Türa vaata see 10 miljonit, praegu öeldakse nagu see oleks eurodes. See oli krooni aeg, kroonid. See on mingi sendid, mõtet. See on sendid, sa ei saa maja selle eest. Selles suhtes küll õige. Et rahune maha ju ja vaat see ajabki mind nagu kettasse. Et vanu asju tuuaks üles kogu aeg. Ei, seda võib teha, see on lihtsalt naljakas. Lihtsalt, kus Siim Kallas, praegu ta on ju mingi 90-aastane, nägu ära vajun mingi. Ja siis lihtsalt on täiesti teisel teemal vestlus, vaata, siis keegi taustal karjub. Siim, kus 10 miljon? Täna ta ei mäleta ise ka ju. Nagu, et see oli kunagi, vaata. Ja... Selles suhtes päris hull, et tegelikult mis iganes seal juhtus, see tegelikult ju rikkus totaalselt ta terve poliitilise karjääri ära. Tüüp oleks võinud olla ju president, aga lihtsalt sellepärast, et... Nüüd ta lihtsalt oma president. Võib-olla, ma ei tea. Kes päriselt, who's in power? Really? Aga vaata, ülihea point hakkas tulema. Ja siis sain nagu... see ajabki nagu kettasse, vaata. Vinüül. Ja et... just see äraostmatud või see Keskerakonna mingi, see trouble, mis oli, et mingi Tartu eraisik andis mingi Keskerakonnale 50 tonni, vaata. Lihtsalt nagu toetada. Ja mul on see, et me kõik teame, mis on, vaata. Me nagu kõik teame. Et nagu selles mõttes Reform teeb seda ka, aga neil on nagu teevad seda nagu jokk, sada juriidiliselt korrektselt, vaata. Et see ei ole korruptsioon, see on lobitöö, on ju. Ja see ongi see, mida mina nagu hindan, kui poliitik ei pea rahvast nagu nii idiootideks, et teemegi lihtsalt. Need kuradi mingi Hillar Teder ja Savisaare, kus tulevadki dressides kuhugi kohvikusse, nii et nagu spordikott on raha täis, vaata. Võta. Nagu see vuntsiga teeb niimoodi, vaata, ja õõrud käsi kokku. Ja, see on, kui sa oled nagu niimoodi. Siis see on nagu cringe, vaata. Ei, ma tahangi seda, et lihtsalt seda, et nagu tehakse mingit dokumentaal kunagi. Et on terve season, kus räägitakse, et see skeem töötas nagu niimoodi, endiselt keegi ei ole vangi läinud, mingitel tüüpidel on eralennukid, nüüd on ju, ja me ei teagi, abrakadabra toimus, vaata. Vaat see on nagu cool, ma tahan nagu tarka korrumpanti, ma ei taha mingit kuradi... See ei ole korruptsioon, kui mina olen ka seal sees. Oled seda lauset kuulnud? Clip that. Jah, või... I'm saying if a president does it, it's not illegal. Aga see oli mingi Lõuna-Ameerikas. Ja see oli jah mingi tumedate riik kuskil. Sest ma mäletan, et ega see oli ülinaljakas. Õhtumaa. Ma mäletan, et tumedanahaline oli see, kes seda ütles. Mingid meemid jooksid. Corruption is good. Yes. I'm involved. See on see. Ei tegelikult, kas see
või see on isegi nagu, kuna see on naljakas, vaata. See on naljakas, et ta ütleb selle välja. Ja ta tõsimeeli nagu arvabki. Yes, I steal. Next question. Holy shit. Mida ma nüüd teen? Ongi kõik hästi ju. Et see... No ongi, see on lihtsalt grind, kui mingi Kalle Grünthal paneb jälle lihtsalt eraautol paagi täis, vaata, maksumaksja rahast. Ta ju Põlvas vist isegi kandideerib seekord. Jah. Ja sa peaks ka sama nagu siis mina peaks ka seal olema. Ei, Võru oleks. Ei, for real nagu sa saaks, kui sa näed ilus rand. Lihtsalt nagu tee lubadus, et igale kuradi elanikule oma Passat, nad armastavad Passateid, nad on Passati nikku ja rahvas, nad ei häbene seda. See on Võru tegelikult. Põlv on see. Jah. On, oota, need on 2 eraldi linna. Nad on omavahel veel sõjas. On, noored ju käivad ja kaklevad seal üksteise. Vaat see on nagu India ja Pakistan, mina ei tea vahet. Aga paraku nemad kaugelt näevad. Kaugelt vaadates on nagu üks, jah. Paraku nemad näevad. Pikk rolleri sõit lihtsalt. Nagu mingi šiiad ja pikk rolleri sõit. Et nad on seal maate ääres. Minu me läheme taome need tüübid ära. Täitsa päris, kuule, paneme reedel minema, siis oleme esmaspäevaks tagasi. Ja ongi lihtsalt, noh, kuradi ongi nagu need šiia ja sunni moslemid. Mina ei tea, kõik räti pead minu jaoks, vaata, ühed. Ja ei, tegelikult on väga suur teoloogiline vaheni. Üks ütles, et Mohammed oli mingi tüübi nõbu ja teised ütlevad, et Mohammed oligi jumal ja sellel põhjusel tuleb 1 miljon inimest ära täppa. Aga nii kaua, kui nad oskavad tooli kokku panna. Tule siia. Ma olen kindel, et see probleem laheneb generatsiooniga ära. Iseenesest. Ja, ma olen kindel, et nad ei loo oma kogukonda siin. Ja siis tuleb see, iga aasta on Kaapo aastaraamatus see, et meil võib-olla on siin terrorismi, Põhiasi, mis seal praegu minu meelest on, et noored on äärmuslikuks muutunud. Jah, nad vaatavad sinu striime ja siis muutuvad ka. Nad vaatavad sinu podcasti, sest vaatavad, mis kuradi perse. Nad saad aru, et sa teed nagu Eesti Memory TV-d. Noh, need nagu mingi, kus oli What is the solution to such problem? Beatings. Aga nagu karakterina. Karakterina muidugi. Ja see on crazy. Noored on hirmu äratavad küll. Vaata mingi köhivad kogu aeg, arvastavad, tatistavad, tere ma ei saa. Kogu aeg mingi haigused. Alati haiged. Ei, legit, kui ma vaatan nagu noori jalutamas kuskil, alati mingi 4 numbrit liiga suur, mingisugune Jordani kets jalas. Tead, kui kurb on, kui nagu noor on ka nagu stiilis maha jäänud. Vana kampsik seljas ja. Ja, ei täiesti nagu insane. Tatistavad. Siis vaata, nüüd on seal mingi, mis uudised need tegid? Ma arvan, et see kõlab nagu reporter. Aga seal Viru keskuse kõrval on ju Tallinnas, on väike park. Nii. Ja seal kogunevad noored. See politsei käib kogu aeg seal ära ajamas. Ja siis vaata, neil on 2 leeri, on eestlased ja venelased seal on ju, tuleb välja. Okay. Ja siis nagu tehti intervjuusid ka, vaata, kus need noored on mingi, ei no kõredi, ikka me hoiame oma siin. Ja see on nagu, ja legit nagu uudistes võetakse seda, saad aru, et see on insane, vaata. Kõige naljakam on see, et passis on kõigil üks see ka, et eestlane, vaata. On kõigil passis kirjas, aga me hoiame oma. Ja täpselt, ja siis ma nagu jalutasin sealt mööda, vaata, on ju. Ja mul on nagu lihtsalt see, et need on nagu väiksed lapsed liivakastis, vaata, kes mängivad ja nad päriselt ka mängivadki nagu veits eraldi, aga nagu nad on selle pargi samas nurgas. Tegelikult nad on nagu lihtsalt tahavad pobateed ja seal nagu chillida. Ja. Rääkida, kuidas koolis läks. No täpselt. Aga lihtsalt see, kui nagu huvitavalt see tehti ja nagu, et siin on sõda lahti minemas, politsei ei suuda. Mis me teeme, need noored siin tatistavad võidu ja mis neile seal kodus teha on? Eriti veel, kui majandusseis on selline, nagu on. Vanematel võib-olla ei ole hästi. Majanduslikult siis ei saa ju lapsed ka omada mingisuguseid ägedaid mänguasju nagu arvutid ja kõik muu on ju. Siis mis nad teevad seal kodus? Istuvad seal kodus, vaatavad reporterit. Mina ei usu. Paned lihtsalt kujutlusvõime abil pihku. No kindlasti. Tere, mis J.R.R. Tolkienid meil tulevad uues generatsioonis üliarenenud kujutlusvõimega. Terve mingi maailm on loodud peas. Lihtsalt, et pähker välja saada.
jah, okei, majanduslikult raske pere, mida lapsed siis teevad? No neil ei olegi midagi muud teha. Päris ausalt, ma arvangi, et selles suhtes siis nad otsivadki mingisuguseid koosviibimisi või kohti, kus koos aega veeta. Pluss ja siis igale poole, kus on mingi plats ehitatakse, padeliväljak, vaata. Ja siis noori viitsis, see mäng on juba surnud. Ei, no selles suhtes äge. Ei, nagu legit, see ei ole enam äge mäng. Squash on palju seksikam. Ma pole kordagi isegi mänginud seda, aga see sa said Isamasse tagasi just. You son of a bitch, you're back in. Et see selleks, aga see kõik ju maksab. Ja kus see laps võtab selle raha? Kus see noor võtab selle raha? Kui vanematel niigi olukord on halb. Et läheb, küsib koolis õpetajalt. Õpetaja ka ei saa palka ju. Noh, mis need variandid on siis? Ongi ju hängida ainult. Mis tegelikult ongi, mina Jõhvis ju hängisingi. Mina hängisin ka kunagi omal ajal Tartu seal kaubamaja ja mis seal veel on, taskus. Äge oli lihtsalt. No ma ei tea, kas ta äge oli, aga lihtsalt ei olnud midagi muud teha. Me tegime lihtsalt, Jõhvis me tegime, kuna see oli hästi palju nagu... Mõtle, sa oled nii kaua väljas olnud ja siis mingi tuntud inimene kirjutab sulle, kuule, tule minu poole, ma panin sulle vanni sooja, vaata. No kart on, et sa tule lähed. Jah, kart on, et lähed. Ja... Sa kutsud? Ma ei, praegu mul on ummik seal vannis, aga... Sul oled vanemad varsti ära. Sul ei ole eelnevad ära läinud? Mis asja? Sul ei ole eelnevad ära läinud? Jah, teatud kehakoed ei taha väga läbi minna, isegi torusiiliga vaata, et pean mingi parema viisi leidma, et neid laipu nagu ära viia. Aga täna võtame selle osa. Ülidefensi. Ja ülidefensi, jah. Hästi mingi spetsiifilise koha peal. Jah. Ei, meil oli Jõhvis, tegelikult see oligi ideaalne aeg, et laps olla. Et meil oli palju neid mingeid maju, mis oli maha lammutatud, aga see oligi kõik, mis nagu tehti, vaata. See olidki lihtsalt need krundid lihtsalt varemeid täis. Ja siis meil oli üks mäng, kivisõda, kus me lihtsalt üks tiim on nagu ühel krundil, teine on teisel krundil, kõigil on oma see mingi cover ja siis lihtsalt viskame nagu, proovime kividega pihta saada üksteisele. Ja siis ühe korra meil oli seal, teisel pool oli siis oli paks Sven, on ju, ja siis viskasin vindiga sellise terava kivi, vaata. Vilises õhus niimoodi. Ja lendaski tal nagu, noh, et huul pooleks, vaata. Ja siis, noh, see oli jope mingi verd täis, vaata. Ja siis oli Sven läks mõelda. Ja nagu õhupall. Ja siis, mis me tegimegi, oli mingi, et kurat, kitub ära on ju emale, siis ta ema ju helistab meie vanematele, et kuidagi tuleb nagu olukord lahendada. Ja tapsime ta ära. Tegelikult viisime ta Anne poodi. Ostsite kommi? Sa võid vastu visata, lihtsalt ära vanematel ütle. Ei, me ostsime talle Anne burgeri. Lägapurks. Paksule poisile ikka soovib burgeri. Vaat meie mõtlesime sama. Aga ei töötanud või? Töötas. Töötas. Sõi verise huulega. Sõi seda ja kuradi sai pärast emalt koslepit, et oli oma jope ära määrinud. No ikka. Täiesti verise. Uus jope oli. Ja tead, kes ta nüüd on? No nii. Nüüd ta on Enefit Greeni juhatuse liige. Ei, tegelikult ta teeb Ventat nüüd. Ta on Ventanil sõltlane. Ei, ma ei tea tegelikult. Ma loodan, et sul läheb hästi, Sven. Ja... noh, kui meil juba... Ma ei usu, et ta seda vaatab, kui seda lõua ikka puru viskasid või huule. Muidugi. Full see cleft pallet nüüd. Kodus on niimoodi kõllesid. Küll on seda enda. Burger ei olnud isegi nii hea. Siin on seda vähelt. Seal oli liiga palju salatit. Mulle ei meeldi salat. Aga mis nüüd lastel on mingi iPad, kuradi Telo. No mingi tegevusi oleks rohkem vaja neil lihtsalt. Ongi lihtsalt ja see ei ole nagu hea neile ju. Sa oled näinud, Jõuksis on eriti vaat need, sa näed on need ülirasvunud nagu lapsed, et vanemad nagu otseselt võib-olla ei jõua tegeleda. No kui need Jõuksi jõuavad, siis on isegi juba hästi, ma arvan. Aga ongi niimoodi, et mingi emps või isa nagu on sundinud, et nii lähed trenni on ju.
ja siis läheb nagu trenni, aga seal ei ole nagu kedagi, kes nagu juhendaks ja siis ta ongi seal nagu see on nagu mingi see on väga hea trenn, kuhu oma laps ka panna. jõusaali nagu see oleks nagu mingi ühiskondlikult kasulik töö, vaata, et ta peab mingiks mingi kellaajani seal olema ja sa näedki nagu lihtsalt holy shit, sul ei ole ju isegi nagu võimalustki et kus ta ongi, rüht on üliperses, riiet tere, ma nägin, oh my god, mul oli nii kurb vaadata seda, aga ma ei läinud nagu õpetama ka. Et ta pohhui fuck. Sest et see on veider. Tän kõndis juurde, pane peale veits. Ei, see on nagu ise oled süüdi umbes. Ei, no ma tunnen seda nagu veidi, et mingi võõras onu läheb juurde ja ütleb nagu õpetab tehnikat. Mida sa teed, tee nii. Ja, siis pean katsuma teda. Pane rüht siin. Nii, nüüd. Tuharaga. Ma ei tunne, et läheks pingu. See on nagu pärast, ma ei tea, olen kuradi kuurjas on ju. Ja siis ongi mingi paks poiss lihtsalt seal selle jalgratta peal, vaata. Aga Telo, vaatab mingit kuradi PewDiePie'd ja lihtsalt, kus ta vahepeal unustab vändata, vaata. Et kuidagi oma keha raskusega niimoodi aeglaselt väntab. Ja mul on see, et nagu ei, sa rasvud praegu trennis lihtsalt. Ja kurb on vaadata nii seda. Selle noorte ja selle rasvumise juurde tulles, siis see on nagu eriti naljaks, kui lapsevanemad panevad lapsed sinna samma jõusaali või mis sa ütlesid, on. Et probleem ju ei ole see, et ta teeb vähe trenni või et liigub vähe, vaid probleem on ju see, et see sama ema ju ostab talle seda kuradi kommi või krõpsu või mingit muud kuradi saia, mida näost sisse. No ta ongi suhveli-puhvel. Et see nagu selles suhtes ei tulene ju sellest, et kui palju sa liigud, vaid ikkagi sellest, mida sa näost sisse ajad ja kui palju, mis kogustes. Ja mis see eeskujus sul on? Kui sul emps on kuradi umpa-lumpa ega siis sa arvad, et see ongi inimese kuju. Üldiselt see saabki ikkagi see on su reference point. Üldiselt see ikkagi algab ikkagi vanematest, ma arvan ka, et kui vanemad ostavad endale kogu aeg ju magusat, siis tõenäoliselt nad söövad seda terve perega koos, mitte üksi. Et lapsed samamoodi kõrval. Et kõik ikkagi taandub toitumisele. Poiss, kurat, jätta kodutööd pooleli, Coca-Colat tõin. Perega laua ümber. Ma tõin 6 pakki koolat. Need väiksed vä? Ei, 2-liitrised. Kes ostab seda? Balloon, enne ööd. Lihtsalt üles stimuleerida. Ära peale 3 öösel enam joo. See minu oma. Ja siis vanematel on vaata need lood ka, vaata, kui ma koolis käisin, mul anti pätt saia kaasa ja lips. Teda küll. Sa ei pea talle ikka veel seda lapsele. Meil Jõhvis said puhvetis osta 5 krooni oli. Tule ma kalan nagu mingi puum. Ma just taipasin. Ja ma olengi siis kui me teleturni kaitsisime. Omal ajal, jah. Ja meil oligi viineri pirukas 5 eurot. Said limpsi osta. Sa said osta need kommid, mis olid nagu sigareti kujuga. Ja sa said lihtsalt toba puhvetist osta. Mingi nätsukommid olid. Nätsukommid, jah. Kõige parem. Aga ma mäletan toona, nagu minu ajal oli niimoodi, et iga kooli peale oli mingi üks koomiliselt paks poiss või tüdruk, vaata. Et nagu statistiliselt nagu 1 per 1000 inimest oligi mingi paks Kadri või mingi paks Juss või keegi, vaata, või Sven on ju. Ja temal päriselt oligi see, et mingi kilpnäär on perses või mingi hormooni mingi ebatasakaal või nüüd on nagu kõigil see mingi geneetiline, aga ei ole, ma näen teid seal Hessis, vaata. Ja, eks ta on, jah. Võib-olla, eks tollel ajal ei olnud, ma arvan, nii palju lihtsalt võimalusi nii-öelda valesti toituda, kui on tänapäeval. Sest kõik on läinud nagu, lihtsalt see räpane toit on läinud nii palju soodsamaks ja see maitseb lihtsalt nii hästi, et jah, on tegelikult, kui sa vaata mingi köögivilju, tegelikult ei ole ju kuradi kartul on endiselt suht või ma selles mõttes võib-olla ei ela nagu päris maailmas, vaata. Et ma nagu panen väga lollidesse kohtadesse raha. Aga olen nagu paremaks ja targemaks saanud küll. Aga kuradi suur kott kartuleid, riis, kõik need tatar on ju tegelikult need kõige
toitvamad, vitamiini rikkamad asjad on kõige odavamad asjad poes. Et tegelikult see, ma tunnen, et kui räägitakse ka mingi hinnatõusust kui sellisest, siis inflatsioon, hinnatõus on nagu päris asjad, aga veits nagu ei saa mööda vaadata ka sellest, et osaliselt inimeste nagu elustandardid on nii metsikult nagu tõusnud. Kindlasti. Et samamoodi, miks kinnisvara on nii kalliks läinud, sest et kinnisvara on muutunud väärtuslikumaks ka. Ehitus on muutunud kvaliteetsemaks, ehitusmaterjalid on kvaliteetsemad, asukoha lähedal on rohkem mingid keskuseid, see ongi lihtsalt nagu et on kallim, aga sa saad ka nagu ikkagi vastu ka midagi. Midagi nagu vastu, et kui inimene räägib, et elu on liiga kalliks muutunud, siis see on tegelikult elu, millega ta on ära harjunud, on liiga kalliks muutunud, vaata. Et samamoodi... Aga seda ei saa ka pahaks panna. Ei saa, ja mul on samamoodi, et kui öeldakse, et auto on tegelikult luksus ja mugavus, mina ei kujutaks ette ilma autot elada. Ma ei... Praegu ma olen nagu bussi peal, liinibussi peal, vaata, mul tuleb see müra ja miks me jälle peatusime, vaata. Selle kohta on nii palju, et mina olen Märja Alevikus. Täna kuulub ta Tartu linna alla. Vanasti ta ei kuulunud Tartu linna alla, mis tähendas seda, et nädalavahetusel käis meil 3 bussi. Mingi hommikul kell 9 vist, siis oli mingi 12 või 1 ja siis oli kell 4 vist tuli viimane tagasi või 5. Ja liikumine oligi, nii palju saidki liikuda, vastasel juhul lihtsalt kõndisidki mingisugune 7 kilomeetrit linna. Nagu Sandri iga päev. Et lihtsalt see, nüüd on meil linnaliinibussid, me oleme nii-öelda linna all, et see elustandard on kõvasti paranenud. Ja ongi, inimesed ei saa elustiililt nagu tagasi minna. Nagu ei ole võim. Et kui sa oled juba harjunud autoga sõitma igale poole, siis ma teen lihtsalt nagu jaburalt väikeseid otsi ka nagu autoga. Vaata. Ja sama, ma sõidan Märja Alevikus sõidan poodi mingi 200 meetrit. Ja siis suretan välja, käin poes ära, viskan asjad taha, tõmban uuesti käima ja siis ma panen veel jutiga koju, vaata. Et mingi, korra sai vajutatud ka. Kiirendad läbi jõuala. Ongi. Siin kõnnivad lapsed. Jah, enam mitte. Ma jätan poeparklas ka mootori käima, vaata. On juhtunud talvel. Sest sa tahad ju soojas koju sõita. No jaa, siis ongi jälle uus asi, vaata. Autos peab olema juba ideaalne temperatuur ja siis on järgmine see, et kuradi kütuse peal kulub nii palju raha. Sul on mootor kogu aeg sees, vaata. Et samast ära kohe, kui ma load sain, mu alkoholi tarbimine kukkus mingi legit 90%. Sest enne ma käisin... Kaua sul load on olnud? Mingi 3-4 aastat midagi sellist. Suht vähe. Ja ma tegin mingi 25-selt ma saan. Türa varsti 5 aastat ju. Ma saan ju 30 kohe. Türa kui masendab. Vanna sa oled? 28. Nii et... Päriselt või? Jaa, mul on ka ainult... Sa 97 või? 96. Ma olen ka 96. Ma saan see aasta. 29. Nii et mul on sisuliselt aasta on veel aega. Siis on läbi. Aga mulle meeldib see. Siis läbi just lahedaks. Hillar, Tederi, Pusa või see. Sul ongi Bemmi sokid, sul on kõik välja mõeldud. Aga mis see, sellest ikkagi tuleb noortele anda seda, mida nad tahavad, mitte seda, mida, ma ei tea, tahavad pensionärid. Et ikkagi sa pead teadma. Kuna show'da, meil on nagu open mic'id iga päev, siis mul oligi kogu aeg, et ma iga päev sõitsingi bussiga, et ma kõnnin kodu juurest bussipeatuseni on 15 minuti kõndida ja siis sealt sõidan 35 minutit linna ja siis linnast kõnnin kuhu iganes veel mingi 15 minutit otsa. Ehk siis iga päev mul kulus transiidile, on transiit õige sõna või? Ja. Kulus mingi 1,5 tundi on ju. Aga siis nüüd autoga aga siis oligi see, et alati maigil, mingi tasuta jook, vaata. No ikka. Paned nagu mingi
õlli, siis on lõbusam tagasi sõita ka. Ja siis kohe, kui mul on see täitsa perses, lihtsalt bussiga sõitis siis tagasi. jah, et lihtsalt auto fucking telepordin nüüd. Lihtsalt pull up'in igale poole. Sigma Energy. Sigma W Energy. Ford Focus, see on mu go-to, vaata date on see, et ma pakun Biffile, et nagu ma näitan sulle Tallinnas tasuta parkimiskohti. Tagaistmel. Ei, nagu shotgunis, vaata. No, shotgun. No niimoodi, see ongi, naine näeb manuaal, vaata. Veits läheb märjaks. Et sa oled ikkagi mees. See tüüp on mees, vaata, tule kallakul. Sa oskad kangiga läbi käia. Jah, ma oskan nagu instrumenti kasutada, vaata. See ei ole käigukasti suurus, mis loeb, vaid see, kas sa suretad seda välja kallakul või mitte. Ja mina joon alati punktist B punkti A valepidi. Punktist A punkti B. Ja olemegi nii, ja tunnen, vaata, et nii kui käike vahetan kuidagi, aknad lähevad udusemaks, vaata. Et ta on nagu märjaks läheb. Ta on fucking nii ready. Ja siis viimane parkimiskoht ongi see, juba käsi põlvel, ma olengi nagu mingi pervar sõiduõpetaja, vaata. Teistpidi, jah. Ma lähen ise rooli. Ja siis lihtsalt. Ja Tere, see on nii haige. Sa mõtled, et see on bitt, vaata. Aga see, kui paljud on nagu oma Ford Focuses näppu pannud Biffidele. See on nagu riil. Ja siis ta nagu jonnib mulle näkku, vaata ka kogu aeg. Keegi taha minda. Ja, oh my god, jälle. Ma ei leia mitte kunagi. Ma ei leia kunagi. Mine siis, Legit, minge kõik kuhugi. naised on sellised, ma ei leia kunagi päris armastust. Tere see, kus Stan viib Biffid restorani ette. Ma näitan sulle restorani ja vaata siis. Vaatame vitriini tagant nagu muuseumis päris teite. Ja siis samal ajal autost tuleb lihtsalt see Purple Rain. Selle lool on hästi suur tähendus minu jaoks. Nii boomer. Hey baby. Ja siis lihtsalt ei ole lihtne see door-to-door dick salesman elu nagu. Et jah. Tead, kas sul lööki oleks? Sul oleks maakohtudes lööki. Muidugi. Vaata, need Biffid on lõksus. Tuleme nüüd tagasi sinna Võru ja Põlva juurde. Ei, literaali lööki ma toin lüüa nüüd. See on ainult pühapäeval lubatud muidu. No, mitte siis, kui sa valimised võidad. Vabadus lüüa. Vaata, räägibki vabadus. Otsustada oma naise eest. No tuleb välja, et ka Reformierakond ju nüüd seisab selle eest. Siin just oli ju mingi päev tagasi oli ju see suur skandaal, kus suur ärimees andis intervjuud ju. Ja siis ta ütles ka midagi sellist, et ma ei mäleta, kuidas see umbes oli, et naised umbes võiksid kodus olla ja mitte ise midagi teha, vaid mingi umbes olla ilusad ja mingi siuke. Et tundub, et nemad seisavad ka nüüd selle eest. See on päris huvitav, jah. Võt ära nüüd sinna kaegu sülita, sa ei tea veel. Ma ei tea veel, mis peale valimisi saab, eks ole. Jah, et kellega sa hakkad siin. See on reaalsus, sest kui valimised nüüd läbi saavad ja ma saan nüüd 1 miljon häält, eks ole, siis kõik eestlased. Siis kõik ju rõõmsalt otsivad ju seda, et kuule, tegelikult sa oled nagu normaalne vend, et kuule, tule meile nagu. Et ikkagi see üks koht on ju kõigile oluline, et vahet ei ole, et kus sa seal asud seal spektrumis. Ja sa ei pea isegi. Aga kõigepealt on vaja inimene ikkagi maha tappa ja siis pärast on, et tegelikult me kohe alguses selja taga rääkisime, et tegelikult see on normaalne vend. Fööniks mees, sa tõusid 1000. Love of the game. Ma ei tea, kuidas sa seda tegid, aga see kõva vend. Political comeback of the century. Aga vaata, mis praegu ei toimuvad need kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Vaat mitte Riigikogu omad. Ei. Riigikogu on 2 aasta pärast. 2 aasta pärast, jah. Praegu on need kohaliku omavalitsuse valimised veel saavad nagu mitte kodakondsed venelased valida. Seal on mingisugused erisused, jah?
ja järgmine kord ei saa enam Nad tegid jah selle päikese loojangu klausli, et praegu veel saab, aga varsti nagu enam ei saa. Kuigi ma, endal on nagu see, et tead, mis on kohalik omavalitsus, mis ta... Et sul on nagu savi või? Et kuidas need venelased nagu saab nagu, et hääletad, kas kuhugi mingi kuradi mänguväljak teha, vaata. Ma ei tea, kuidas see meie riigi julgeolekut õõnestab. Vaat see ajabki mind praeguses fucking nagu diskursuses kettasse, et türa iga asi ei ole julgeolek. Fucking ongi see, et kuradi toimetulek on julgeolek ja fucking kuradi abort on julgeolek ja kuradi ettevõtluskeskkond on julgeolek ja hambaniidi kasutamine on julgeolek ja sa saad kõik loogiliselt tõmmata, vaata, et kui kõik kasutavad hambaniiti, siis kulub hambaravile vähem raha riigil, me saame osta mürske ja saata droone on ju Ukrainasse. Niite saab igat pidi. Just, et sa saad igat pidi nagu siduda. Aga mina nagu ütlen, et tegelikult, mis on päriselt julgeolek, on ju, on vaesuv ühiskond. Me oleme õigel teel tegelikult, mida vähem on inimeste raha, et osta Hispaaniasse suvilet, on ju. Seda rohkem inimesi jääb siia, kui siit tuleb tuulikusse. Siis tal ei ole midagi teha, kui kaitsta. No just, kuidas Ukraina on nii kaua vastu pidanud. Euroopa üks vaesemaid riike ja inimestel ei ole valikut. Ehk mida suurem on Eesti keskklass, seda vähem meil on kahuriliha ja me peamegi tegelema selle keskklassi väljasuretamisega, et olekski väga vähe superrikkaid ja ülipalju neid marguseid vintpüssidega ja niimoodi me hoiame nagu enda kaitsevõimet. Vaat see on julgeolek, vaesus on julgeolek. Ära varasta seda. Seda tahad enda seda kasutan mina Riigikogu valimistel. Okei, no nüüd ma saan aru, miks sa mu täna siia kutsusid, siis et sul on nagu ikkagi plaan 2 aasta pärast seda teha. Jah. Ei, tegelikult lõpuks nagu mis minu platvorm olekski. See, et ma oleksin nagu päriselt 100% aus, vaata. Kus ma ütlengi, et ma ei viitsi enam tuuritada. Ma ei ole nagu midagi muud tarka oma eluga teinud. Aga ma olen C-kategooria kuulsus, et äkki saame mingid hääled kokku ja et ma ütlengi minu plaan on... Palun andestage mulle ja lubage mulle. Ei, minu plaan on 4 aastat teha absoluutselt miinimumi, et ma ei tule kohale, kui ma tulen kohale, siis ma magan nagu koolis, vaata. Nagu kui öeldakse alati partei joone järgi hääletan 0 enda mingit arvamust selgroon, nii palju pläkutad, sa viitsi kuulata ja kurssi viia kogu aeg. Kui kuradi öeldakse, et tee see, ma teen seda, mis iganes hoiab mind in the game ja minu plaan ongi 4 aastat teenida 5 tonni kuus, kui kõik kuluhüvitised tankida enda autot, mu autot, kõik ma olen kanistriga Circle K-sse, lihtsalt viin koju, vaata. Sa ostad rekka, vaata. Ja, ma hakkan lastele bensiini müüma. Ma hakkan nagu, mul on nagu liiga palju bensiini. Ma olen nagu... See, kus bensiini auto tuleb nagu jätsi auto, vaata. Propane, gonna start the flame. Ja siis fucking tahangi 7 kilo kuus, ma arvan, et ma kuidagi skeemitan riigi rahast kokku. Kannatab ära, jah. Minimaalselt teen tööd. Enamus ajast tegelikult ma Riigikogu ajast sõidan Bolti nagu paralleelselt veel, et kohtun oma valijatega nii-öelda. Ja ostangi siis 4 aasta lõpuks endale normaalse korteri. Siis palju see on 4 korda 12 on sitaks. Ei, see on mingi 52 kuud ju. 52 korda 5. See on ju... No mõelgi ise. 52 korda... No tehk ise enda arvates, mis vahet. Türa, see on mingi 260 000 eurot ju. Türa, see on ju mingi... Türa ühetoaline. See on ju... Ei ole. Nalja teeb, nii kallis ka ei ole. Lihtsalt 4 aastat. Jah. Aga ei... Lihtsalt olla Mustamäel ühetoaline. Aga tead... See ei ole nii kallis, veerand miljon, jumala aus, sa saad kuradi kesklinna 2 magamistoaga normaalse
kuradi A-energiamärgisega korteri endale . Tead, vaata A++. ma ei tea, kas Tartusse ehitatakse ka, aga Tallinnasse tulevad vaata need uued igast vaata see Volta kvartali asjad, kus on mingid Essal korrusel on vaata korteritel maast laeni aknad, vaata . ja . tead , maksad mingi 400 kilo ja . siis nad teevad sinna mingi plate löövad vahele ja siis seal üleval on vist mingi magamine onju . ja , no see on mu lemmik nagu . noh , tead , kui sa oled nagu lihtsalt maksad nagu pool milli . jaa , et et elada olla nagu kuubikus. parm . noh , sa oled reaalselt , ma olen kogu aeg mõelnud , kodutu et tüübiga. mina olen imelik , et ma nii Jaa. mõtlen , aga see on reaalne mingi , Sa- ma ei jõu. tea , miks See tüüp, keegi peaks tahtma selle ei , aga mõtle , kui haige , sa nagu oled nagu sita poti peal , onju , ja siis teisel pool klaasi kuseb parm sulle sinna samma klaasi peale . jõu , te olete samas kohas . oma elus sa olete samas kohas . aga see on sama , ma ei saa , Londonis on mingi maja , sitad korterid maksavad mingi mitu milli , aga tere , see on ju jube koht , kus elada , tänavad on mustad , inimesed ka ja siis ongi on väärt seda , ei ole ju , see on ju , toit on sitt ja inimesed sittad , hambad on kõik on see , koled kuidas sa pakendad selle tännu . ja see on hästi pakendatud. no tõsi jah , ei pakendataksegi mind sinna kuradi tupsukarpi elama ja aga vaata mu poliitplaan Nonii . ja skeemil on nagu veel leveleid vaata , sest kohe kui ma võidan või kohe kui ma saan asendusmandaadiga sinna Riigikokku võimaliku miinimumiga vaata , mul tegelikult mingi 300 häält ma sain selle , ma tegin Ruuben Kaalepi selle lükke vaata , et lihtsalt oli vaja kedagi , mina lähen ja vot see on minu loosung ka , mina lähen . keegi peab minema . ja teengi , et kohe kui saan nagu Riigikokku , siis muudan elukoha Tallinnast , lähen näiteks kirjutan end Tartusse sisse , tegelikult ma elan edasi Kakumäel vanemate juures , aga kuna ma pean ju tööasjus olema Tallinnas , riigi rahadega me üürime mulle korteri , aga selle ma võtan allüürniku sinna , kes hakkab mulle nagu maksma iga kuu riigikorteri eest elamises eest onju . ja sealt tuleb ju veel mingi 52 korda 500 , veel ju , tere , siin annab nii palju skeemitada . keegi ju siin skeemitas ka mingisuguse oma mingi eksnaise poja korterit , aga ma ei mäleta , kes see on mingi oli . Repinski äkki või ? ma ei mäleta , see oli suht hiljuti , kas mitte see aasta ei olnud . et tuli ka välja , et keegi skeemitas igatahes oma mingi eksnaise poja korteriga mingisuguseid asju seal ja siis maksis mingisugust üüri seal ja tegi mingi . ei no oligi jah see , et aga ma ei tea , mis sellest kokkuvõttes sai , seda ma ei tea . mitte midagi , inimesed unustasid kohe ära ja jälle . tuli uus asi peale järgmine nädal . lihtsalt süüdistas süvariiki , no tere , The Matrix , Matrix üritab mind ära tappa ja ongi ja mingi keegi peab see märter olema . vaata ongi , ma tahan , et rahvas läheks nii lolliks , et neid oleks nii lihtne manipuleerida , et ma saangi ja ma ütlengi ausalt , ma tulin varastama ja ma tahan korterit ja mul ei ole mitte mingisugust ideoloogiat või isegi elementaarset sisemist moraalset kompassi . seda me oleme kõik juba näinud . seda sa ei pea ütlema seal . ma olen täielik tuulelipp ja minu põhi eesmärk elus on võimalikult palju raha ja ressursse tuua minule , minu kätte . ja tegelikult su ambitsioonid ei olnud isegi nii kõrged , nagu me kuulsime . sa tahad ainult ühetoalist ma tahan lihtsalt jaa , Mustamäele . jaa , ma tahan lihtsalt kuskil olla fucking Antsus peaga pihku panna ja see ongi minu kogu nagu plaan vaata elus ja ma ei tahagi rohkem elult . ja tegelikult , kui me nüüd mõtlema hakkame , siis ei ole nii palju tahetud ka tegelikult . ma tahan lihtsalt Pornhub , Puust kasiino . puus . Fire reklaam toob . Fire reklaam . puus . oleks valimisreklaamid ka nii head . ja . aga sa tead , see ongi , mis sinu nagu see pluss , mida sa saad kasutada enda nagu kampaanias on nagu see , et see panegi nüüd mulle meeldib õppida . ei , sest vaata , kui palju mingid erakonnad ja poliitikud maksavad nagu suht , no mitte kasutu exposure'i eest , aga see Facebook boost on ju . ahah , kusjuures see keelatakse nüüd ära .
boostid ja need keelatakse nüüd ära. Ma kuupäevaga eksin, aga mingi oktoober 10 oli äkki. See, kui palju nagu poliitikuid läheb nüüd stardipüstoliga kuhugi parki. Et meediakaverid saada. Aga vaata, see ongi see, et noh, mida... Mundiga ei juhtunud ju ka. Ei no kuule, come on, kõik ju teadsid, et see on stardipüstol, come on. Aga mida kõik need... Talt võeti ju relvaluba ära ikkagi. No jaa, aga noh, mis asi see on? No, ma ei tea. Eestis relvaluba nahku sa teed. Ma mäletan, kui siin see koronni aeg oli ja siis see majandus kõik hakkas kukkuma, siis mingid vennad käisid siin Tallinnas kuskil mingis pargis käisid parte püüdmas, et süüa saada. Ja siis Keskkonnaametist tuli mingi tüüp kohal, hakkas intekat andma ja siis see on ju normaalne, et inimesed tahavad süüa. See, et nad siin Tallinna tänaval seda teevad, tõesti, see ei ole nagu viisakas, aga see on ju normaalne, inimestel on kõhud tühjad. Kus pardi liha tervislik. Joe Rogani vibu. Full compound pao. Pardi lihas palju on valku ja kõik. Palju rauda on ju, ei ole rasvane liha, see ongi nagu samamoodi see notsud hukatakse. No jaa, see on nagu... Kus nad need matavad nüüd? Tartus sinna parki. Mina arvan, et tuleb viskame need kuradi searümbad Emajõkke. See oleks nii haige. Vaata see lihtsalt uudiste kaadri, kus rekka vaata selle üles ja lihtsalt kuskile Kakumeranda. Lihtsalt liiva sisse. Ja ongi lihtsalt... Ja siis mingi vend kopaga nagu natuke lükkab veel sisse poole. Mingi väike laps on, vaata, tehakse intervjuu. Issi, mis nad teeb? Isa on mingi, nad panevad põrsad ujuma, põrsad tavad ujuma. Lihtsalt need paisunud searümbad. Ei upu ka, vaata. Lihtsalt aasta ringi näed, talvel jäätuvad ära. Kevadel sulavad jälle üles. Mingi uued võõrliigid tekivad meile sinna. Mingi piraajad. Emajõkke söövad neid rümpasid. Aga vaata, iga notsu, kes hukati, on jälle, see ongi julgeolek, vaata. Et siis see on... Plus võid ära, kuule nendele notsudele lükkame lihtsalt Sapphire'i logot peale ja lihtsalt igale poole Tartu peale. see on küll teema. Spray paintime lihtsalt. Või siis teine variant, et ostame kokku sõidukeid. Tell 5, ba. Täitsa lõpnud. See on ikka täiesti aju. Ma ei tea, kuidas teil Tallinnas nendega on üldse. Mõned tulevad autoreklaamidega nagu. See on ikka täiesti meeletu. Rehvid on tühjad, puruks vedelevad. No ei ole võimalik, et siuke auto üldse kunagi ülevaatust saab. Vaata see loomelava seal Tartus on ju. Nii. See tüüp, vaata, ütles ka, et nad, vaata neil oli Alexela pikalt, et nad vist otsivad uut sponsorit või niimoodi, vaata, siis mõtlesin, et kuule, come on, löö käed. Sapphire. Ja mõtle, kui haige, sul on nagu Sapphire loomelama ja Chate tantsutürukute, vaata see noortesse trenn. Et siis nagu saab nagu suunata. Ja täna teeme... Noorte tuleviku eest hoolitseb Sapphire. Täna teeme seda JJ Street, aga post on ka. Niimoodi vaikselt suunad, vaata. Vaikselt suunad. Seda posti ei saa siit ära võtta, see peab jääma. Stripparid on maksejõulised. Ja see on rohkem nagu maja konstruktsiooni pärast. Vaata räägid, see hoiab seda lage üle. Tugisammas. Natuke renoveerime seda hoonet. Libis on nüüd tüdruk. Libis. Vist õlitatud teivas. Nii ja kõik teevad need treenerile mussi. Iga kord. Iga trenni lõppu, vaata kõik peab. Aga mis te olete Tallinna inimesed? Te olete Tallinna inimesed, sellest JJ Streetist sai ka midagi või? Te teate sellest midagi või? Sittagi. Null. Mis seal ikka saab, noh? Minu arust nad panid juba äädid peale, et 6 hooaeg ja saad oma laps trenni ja nagu see, et jõu. Tulge rahad tegema. See on see, kus tänapäeval asjad käivad, vaata. See lihtsalt infot on nii palju, sa pead rohkem suruma läbi. Jah, Goebbels juba ütles, vaata, et kuradi 10 valet on lihtsam müüa kui ühte. Et lihtsalt uputa valedega kõik üle, keegi ei tea, mis on tõsi. Nüüd nad võiksid olla nagu JJ Indoors. Tere, me tulime tänavalt tuppa. Sapphire'is on JJ Street, uus kuradi vitu üritajad. Jah, et see... ma nägin mingi klippi, kus see Joel Juht, see JJ Streeti tüüp, ja kus ta tegi oma mingi tänaval, tegi mingit seda tantsu. Ja mul on see, et see ei näe üldse keeruline välja. Et läksid nagu kampa? Ei, nagu lihtsalt see, et ta tegi mingi nagu mingi, mul on see, et see ei näe välja nagu midagi, mida sa 10 aastat nagu õppinud. Tead, kus tüüp teeb see? Vaata, okei,
breakdance, see, kus sa pea peal keerustad ja nagu see jalad see on nagu no see on füüsiliselt raske. See on nagu, no ma vaatan seda nagu slackline'imist, nagu what the fuck is that? Tere slackline'imine, uued. Ei no me käisime tegelikult nagu Lähis-Idas, tõime uue stiili siia Eestisse, tantsustiili. Kus sa oled selles? Ja lihtsalt linnalt mingit toetust ka. 500 000 eurot. See on linnalt lihtsalt. Lapsed surevad värki. See on sama, peaasi tantsu saab. Jah, me oleme tantsurahvas. JJ Street. Võrkpall on võrratu, aga tants on tervislik. Jou. Ei. Siis tuleb see Steven Seagali jiu-jitsu koolit või karate koolit. See on see fake ass. Ma ei mäleta, mis selle asja nimi oli see. Sellel oli mingi oma nimi. See klipp, kus ta teeb see. Imagine getting hit with you're dead. Siis lööb mingit lehte. Jaa. Aga no ma näen, sa siin natuke vaatad kella juba, et... Ei, ma korra lihtsalt... Ei, me võime jätkata. Okay. Veidike võime jätkata. Ongi meediakoolitus, vaata, saidki, panid kohe alguses selle, vaata. Ja. Oleks out, aga siis said teada, et tegelikult me näeme väga palju silmas silma. Ja, et nii hull nagu ei olegi. Väga polariseerivate teemadega me näeme silmas silma, vaata, et valikuvabadus, naist üle, kuradi... Aga kuidas sa ikkagi lahendaksid nagu, vaat, sest mina näen iga päev vaeva, et ma proovin luua nagu eestlasi juurde, on ju, iga päev. Kuidas sa nagu oled kõva kepivend? Ei, mul on pool kõva. Nagu enamus ajast, et ma ikka laksin seda, mul on... See on täiesti ebaoluline. Vaeva näeb kõvasti. Mul on seda toestuspulka vaja nagu noorel puul, vaata, et ma topin sisse ka nagu... kuradi magamiskotti sinna, pean ikka, kui sa pead nagu alt nagu, kui sa ootad, et mingi kriitiline hulk verd läheks sulle nagu munni ja siis sa alt pigistad kinni, vaata, et ta ei saaks põgeneda. Ja lihtsalt nagu veri munnist, mitte tema. Ja siis üritadki nagu niimoodi suruda selle. Miks sa ei pea praegu nagu full on oma munni näppi? See on nagu... Ei, kui ma näitasin Sandra Laurile kõige nagu imelikum selle asja juures on see, et ta vaatab mulle silma ja teeb seda. Armastab seda. Kuidas oleks pidanud teha nägema 3 aastat tagasi selle Vanemuise kontserdilaval? Lihtsalt full on. Ma ei ole kunagi näinud. Ma olin excited. Ta ei teadnud ka, et ta teeb seda. Täna ma olin Vanemuises. Ja me oleme nagu backis, lihtsalt pisarad väljas. Ekraani pealt näed, kus Stan on see mingi... täis maja ees. Kui ma olen nagu excited, vaata, siis mul hakkan... See liimipulk tuleb välja. Puulepulk tuleb. Oleks tal saba, ta liputaks. Jah, et mul ongi see, et mul kuidagi alateadlikud, see on nagu motoorne rahuldus. Ühesõnaga, mida sa ütled, on see, et sa nagu vahekorra ajal sa nagu nii excited ei ole. Jah, siis on nagu... Ei vaata... Üli palju tööd peab tegema, et see veri püsiks. Ei, ma kuidagi... Ei, ma ei ole impotent, aga lihtsalt see ongi, lihtsalt mu munn on nagu mingi Narva töölise käsi, vaata, et ta on nagu selline väga palju müra keskel olnud ja raske tehnikut käsitlenud ja võib-olla algsi joonud, vaata, et on käed värisevad ja fucking, et Ida-Virumaa inimesed elavad vähem. See on nagu... Ühesõnaga, daamid nüüd teate, kuidas käia läbi. Hei. Ei, haige munn on. Ei, nagu, vaata, ma läksin, sa ütlesid kõva kepiven, ma ütlesin pool, et see on nagu bitt, et tegelikult mul nagu kotid täitavad verega üli lihtsasti. Mul on lihtsalt vaja, ma peangi lihtsalt, vaata, see ongi see, mis... Pean keppima, see rohkem nagu siuke lõõtsa. Ei, mul peab olema nagu 2 päeva, et nagu valmistuda nagu vaimselt ja füüsiliselt, vaata. Et ma pean nagu trenni tegema, õigesti toituma ja nagu age'ima, et olla nagu sportlane, vaata. Ma pean nagu vormis olema. Ma pean olema vormis, jaa. Kui sa kirjutad mulle lihtsalt, et tule kohe, mul nagu not gonna work, see on nagu
noh, sa ei saa, mul on süsteem, vaata, nagu tüüp kasiinos, vaata, mul on fucking süsteem, mul on läbi mõeldud, Ärtu maja ei saa igavesti võita. Maja ja siis mina võidan maja. Okei, me hakkasime poliitikast rääkima, et mida sa siis, või kas on isegi, vaata, kõik erakonnad tahavad, no mitte kõik, aga tahavad seda trummi, vaata, et pere, on ju, tuleb Eesti lapsi juurde sünnitada, et meie rahvas jääks püsima, et meie majandus jääks püsima, et meie keel jääks püsima. Aga, ja nüüd lihtsalt mängides nüüd seda saatana advokaati, kas see on tegelikult nii tähtis nagu populatsioon, et kui me läheme näiteks ajas tagasi, kunagi, mis oli Euroopa keskus mingi renessansi ajal, Firenze populatsioon oli mingi 7500. Ja ikkagi maailma nagu tõmbekeskus, on ju. Kuigi seal ei olnud nii palju inimesi isegi. Ehk siis kas see, et meid peab olema, sest eestlasi on juba praegu vist rohkem kui kunagi ajaloos. Ma niimoodi ei oska öelda. On olnud, ma olen paar aastat tagasi oli rohkem, aga ehk siis juba su argument. ei, nagu, no mingi 2-3 aastat tagasi oli rohkem, aga noh, kui me räägime mingi 100 aastat tagasi, siis ju ei olnud, noh, palju meid oli, mingi äkki 300 000 või nii. Ma ei tea nii täpselt, aga me jääme ikkagi nagu püsima. Ja meie keel juba, noh, ChatGPT, see on nagu pilves. Et siis on nagu savi. Meie keel on pilves olemas. Et pärast downloadi palla lihtsalt. Et igal juhul nagu meie keel on nüüd nagu surematu. Sest et see on mälupulga peal. No kui keegi seda keelt ei kasuta, siis on jama ikka. Ei no, kunagi on mingi hobi korras, vaata. Mingi üksik vend kuskilt tuleb välja. But actually. Aga actually, jah. Et see ongi nagu uus ladina keel, vaata, et selline moekeel. Ja... Ma arvan küll, et see on oluline tegelikult, et ikkagi... Aga mida sa teeksid, et need isekad naised ei teeks, noh, sest et naised peavad ka karjääri tegema. No, ma näen ju, mis karjääre te teete, te kuradi, kõik on mingi fucking moes või turunduses, vaata. Kõigil on nagu, me ei saa kõik küüsi teha, saad aru, kas meil on vaja rohkem. Kõige ebaolulisem asi inimese välimuse juures, ta küüned. Ja see on 30% meie GDP-st on pihvid, kes teavad küüsi. Et kas see on nagu olulisem kui kõige parem asi, mis sinu eluga saab juhtuda, et sa saad lapse. Aga sa saad nagu hoopis teed keel no, küüsi. Üks ju, ma nagu ei... nagu minu arvates nagu see ei ole üldse nagu... Või noh, mina isiklikult ei leia, et see oleks seotud nagu. Miks sa ei või neid küüsi teha samal ajal lapsi teha? See on nagu... istuv töö, jaa. See on sõbradega teha. Et sa teed selle ära ja siis klatid edasi. Ja, aga meil on vaja neid Mailis repse, need, kes on nagu krooniliselt rasedad. Nagu ei see iniminkubaator. Ta on 9 last teinud. Tere, tal ei olegi selles suhtes on õige, aga vaata, sealt hakkavad lööma siis teised vead välja. Et need kaduma minevad need kohvimasinad ja. Et noh, siis tuleb lihtsalt arvestada mingisuguste teiste asjadega lihtsalt. Et üks lihtsalt vaheldub teisega. Nagu. Aga mul ongi see, et miks kõik olid nii tiltis selle kohvimasina pärast. Ta on 9 maksumaksjat juurde toonud, nagu ta tõi selle, tal on kohvi vaja, tal on 9 fucking kakerdajat ju seal kodus, emme vajab kohvi. Aga ta tõi 9 maksumaksjat juurde, see on nii palju rohkem kui... Ma arvan, et tegelikult olekski pidanud maksma sulle, et sa oleksid ise ära majandanud need intervjuud, nagu tegelikult see on ju reaalne point, jah. Et nagu chill. Siis mina olen Eesti Vabariigile netkahjum. Totaalne kahjum. Nagu netkahjum, vaata. See, et mind pandi läbi koolide, munnigi ei pingutanud. Ajateenistuses käisid? Ei, seda ka ei teinud. No siis sa oleks lihtsalt saanud veel rohkem raha. Tegelikult jaa, sa oleks selles suhtes see on ikka pettus. Kurat, aga nüüd peaks vist minema. Fucking ülikool on ju ka täielik puuk süsteemis.
ei tee isegi oma erialast tööd, kuradi, noh, mis ma komeedi, mis ka teen, polariseeriv, ropp, on ju, ei ole rõve, räpane, misoküünne. Ei ole isegi nagu kultuurilist harivat väärtust, vaid ongi nagu, noh, meelelahutus, vaata. Ehk ma nagu mädandan noorte ajusid, on ju, halb eeskuju podcastis. Mul on ainult üks soovitus sulle. No? Minna poliitika. Tegelikult jaa. Et kui juba puuks, siis nagu... Ei, no siis see on sulle näiteks ainuke viis. Kuidas anda tagasi. Ei, aga ma võtan edasi. Ei, no jaa, aga selleks, et anda, selleks tuleb ka midagi vastu võtta, kindlasti. Ma ei tea. Mina nagu, mulle meeldib see, noh, ma olengi nagu see mädanenud apelsin, kes ei taha puu küljest alla kukkuda, vaata. Ma lihtsalt tarbin neid kuradi ressursse. Sa nagu... rotid juurde. Ja. Anna veel. Olengi lihtsalt nagu... Kui sa vaid teaks, kui kaua ta oma ema rinna otsas oli. Liiga kaua. Ei, mul oli, ma tulin ei kukkunud ära see õund sealt. Ma tulin nagu 8. klassis käisin, tulen koju. Nagu ema, piima. Anna katud. Lihtsalt võtsingi. Ja jah. Nibud on nüüd peperoonid paisunud. Hästi palju nagu jaranud on ju, olen seda. Ma arvan, et oli tore. Ja, et natuke hakkas nagu. Siin ma arvan, et me oleksime ikkagi pidanud ära lõpetama siis, kui see küsimus oli, vaata. Et sa juba natukene niheled, sest sealt edasi minu meelest. Teeme siis niimoodi. Läks ainult kuradi. Et vaata, et kuna me oleme selles olukorras, kus on ju... see ei ole isegi see, et inimesed ei taha lapsi, see on lihtsalt see, et kus sa tahad luua laps. No aga mõtle, sa oled nagu mingisugune Biff, on ju? Ja siis nagu see on see tüüp, kellega sa pead nüüd lapsi saama. Empaatiline ja tark ja intelligentne ja naljakas. Humoorikas. Tegelikult on elu suht paigas. Kuradi täna pidin korterit minema vaatama. Ei läinud liiga pohmas. Helistasin maaklerile. Ma vist jäin haigeks. Ja, nagu türa, ta ei ole õpetaja, ma ei tea. Ma lasen emal kirja saata. Ja ei, aga noh, vaat see ka elan vanemat ju. Pikk plaan on paigas, kogun raha, vaat säästan. Ja teen lollusi ka, aga see on ka, elan ka, aga olen ka nagu lõbus tüüp, vaata. Parem noored kui vanad. Jah, et ma olen nagu fun, ma ei ole mingi kuivik ka, on ju. Ei, ma olen täielik fucking catch tegelikult. Täkk, jah, seksi täis, särg. Võib-olla HPV positiivne. Aga sellest me saame hiljem teada. Aga tead, kõigil on anyway HPV ja varsti. Ja... kuradi, vaat kui me räägimegi sellest, et tead, noh, HPV, tead, mida see lühend tähendab? Harmless Popular Virus. See on nagu nohu ja fucking tupeköha, see on see, mis ma ütlen. See on lihtsalt mingi kuradi väljamõeldud pask jälle. Aga tehke teab, et seda ei jäta enam tehke vaktsiin Gardasil 9 ja aga kas sa vaat kuna me tahame nagu eestlasi juurde, aga kellelgi justkui ei ole seda kindlustunnet ja nagu raha. Minul ka ei ole. Just, et mina tahaks küll last saada kunagi, aga ma tahan enne luua need nagu eeldused, et seal ei, noh, et ei tule mingi võsareporteri tüüp sealt, vaata. Ja... ma ei taha enda lapsele sama elu, mis oli sul endal, vaata. See on niisugune standard, ma arvan. No mu üks lahendus, kui ma leian selle õige inimese nagu naise kõrvale, on see, et skipime sest tegelikult lapse saamise juures raske, need esimesed mingi 7 aastat, vaata. See sünnid, rasedus, kuulad, seda virinat, vaata. Laps nutab, ei saa nikkuda, kuradi vitt on puruks, kõik. 7 aastat. Jah, arst ei ole nõus taidimaks õmblema, vaata. Kuradi ütled, palun tee paar nagu seda kuradi
pane veits pane ekstra . veits , come on , veits veel . siis fist pump'id arsti . türa see , naine ei saa kusel käia enam . kuule , me vist tõmblesime vitu kinni , aga türa kui tait . ja see ongi see , mis nagu ma saan aru , hirmutab paljusid naisi , aga lahendus ongi äkki see , et kui me jõuame biotehnoloogiaga sinna , kus me saamegi toota lapsi nagu vabrikutes juurde . et aga kas see oleks lahendus , vaata , et lihtsalt nagu , et meil ongi nagu sellised mehaanilised inkubaatorid , sellised tehismailis repsid , vaata , tehastes , ja et sa saadki lihtsalt nagu valmis põnni , nagu loomapoest , võtta endale lihtsalt laps ja kohe , kui ta ei ole enam nunnu , mis siis ikka ? ei no jõuludeks võtsida kuradi , enne suve tahad ju fonnida . muidugi , siin on tulemas ju suured peod . paned magama , Pühajärvele tahad minna ? paned magama ja jõulude luust , beebi . aga äkki see ongi lahendus , et hakkame nagu , või tegelikult mu fantaasia on see , et mul nagu abiellu mingi naisega ja siis me lapsendame mingisuguse mustanahalise lapse , vaata . miks lapsendada ? miks see fantaasia sul on ? ei , ma tahan nagu mustanahalist last , et nagu inimesed mänguväljakul vaataksid imelikult . siis sa võid öelda seda sõna . ja , ei , kus nagu ma olen selle ülinaiivse pilguga , vaata . et ei , see on meie laps , minu bioloogiline laps . ei , noh , see koop , vaata , et ai , mu sugupuu varajased võrsed ulatuvadki Nigeeriasse , et see ongi ainult aja küsimus , millal see geen välja lööb . et full afro , vaata . kuradi , ja siis kõik vaatavad naise suunas ka , nii et see kuradi , kes tal ma tean , mis sa tegid . ja keegi peab Danile ütlema . Dan , sa pead hakkama küsimusi küsima . sa ei saa . see ei saa nii jätkuda . see podcast on liiga kaua kestnud . vot , igatahes . aga on sul mingi sõnum öelda lõppu ? mida võiks teha pumppüssiga ? esiteks ma arvan , et aitäh , et vaatasite ja kindlasti vaadake ka järgmiseid saateid siin Päikesejänkude omi . ja Tartu koha pealt siis valimised on tulemas 13-19 oktoober . valige ikka Tartu linnas Kris Kärner , number 126 . ja teil midagi lisada ? rahvaruupor , rahvaruupur . laske sisse või tehke välja . aitäh , et tulid . aitäh , et tulid . lõikame siis selle mingi viimase pool tundi ära kuskil . diivani peal , miks magan jälle ? miks magan jälle ma ? miks magan jälle ma ?